Trennikõne. Tervist kõigile ja me oleme jälle tagasi ja tänane osa on selline hoopis teistsugune. Esiteks, mehi on täna saates 4, kõik on väga huvitavad mehed ja meid kõiki ühendab miski, et me ei ole siia lihtsalt mingid suvaliselt kokku tulnud. Et me tunneme üksteist ja me oleme kokku puutunud kõik ühes asjas ja ma hakkas nagu seda siin pikalt saladuses veeretama, sest et kui te selle podcasti lahti tegite, siis te thumbnaili pealt juba nägite, et mis meid ühendab. Ehk siis me oleme kõik spordiroodu mehed, me oleme kõik käinud Kaitseväes spordirühmas ja me oleme kõik sportlased olnud ning see meid ühendabki, aga huvitav asi on tegelikult ka see, et meid ühendab küll see üks asi, mis ma just nimetasin, aga teisalt mina tunnen teid kõiki ka väljast poolt seda spordiroodu, igat ühte. Ja ennem kui edasi liigume, siis ütleme ilusti viisakalt tere ka ära, et kõigepealt tere Alex. Tervist. Tere Sass. Tere. Tere Marti. Tervist. Nii, ja nüüd kui nimed on kõik välja käidud, siis teeme sellise väikse, kus ma ütlen introvooru, et hakkame päripäeva käima. Et kuidas meestel vahepeal läinud on ja nii edasi, mis me vahepeal teinud oleme. Sellepärast, et tegelikult me pole kokku puutunud niimoodi sellises koosseisus praegu, millal see asi meil lõppes? 2013 või 2000? Ja 2013 lõppes see asi meil ära, siis me pole 9 aastat on mööda läinud. Täitsa lõpp. Päris pikk aeg. Siin ma olen ikka näinud vahepeal küll. Jaa, no me oleme 11 igal pool vahepeal näinud. Tegelikult siin ta on ka kuskil. No näed. Võimalik. Ja. Nii, aga Alex. Me ei ole. No meie sinuga tegelikult oleme kõige rohkem näinud vist. No tegelikult vist jah. Nüüd hakkate recapima, eks? Mingi periood. Aga Alex, nagu alustame sinust, räägi sina, kuidas nagu sul on vahepeal läinud, sind teavad kõik, kui alguses sa tegid tõstmis, sa tegid jõutõstmis, nüüd teed sa jitsi. Kuidas on sinu elu pärast seda kaitseväge kulgenud? Mis sa ära oled teinud? Kuidas sa praegu teed? No peale kaitseväga me ikkagi jätkasin trenniga, ikka tegin kõvasti trenni edasi jõutõstmist põhiliselt siis. Ja siis 2016 oli võistlesin nii-öelda suuremal võistlusel ka Euroopakatel, mis siis Tartus tehti. Ja ka peale seda nagu vaikselt hakkasin tagasi tõmbama, hakkasid muud huvid tekkima, hakkasin rohkem lukumaadlust tegema, siis tegelesin rohkem oma nagu tööga ja vahepeal käisin Austraalias ära isegi. Ja 2 aastat olin Austraalias, 2017 kuni 19, et seal sai ka igast pulli tehtud ja väga lahe oli ja sai nii-öelda igal pool maailmas ka käidud ringi reisimas ja Ameerikas ja seal Aasia maades, et mis tegid seal? Mis ma tegin? Käisin lihtsalt reisimas. Või sa mõtled Austraalias või? No näiteks jah, et erinevates riikides vaata, mis sa nagu ära... No Austraalias olingi nii-öelda, see on see backpacker, vaata. Sa harjutasid sa lukumaadlust nende austraallaste peal ka või? Jaa, ikka. Ma kogu aeg tegin. 2015 ju ma alustasin selle lukumaadlusega ka tegelikult. Ja Austraalias sai samamoodi jätkatud. Okei. Aga kuidas sa nagu võrdled seda, et kuidas sul nagu seal lukumaadluses nagu läheb, et näiteks edukuse mõttes versus jõutõstmine? No kui niimoodi võrrelda, siis jõutõstmises loomulikult need tulemused on nagu kõvasti paremad, ikkagi 3 MM-i medalit ja 4 Euroopakate medalit on ju, 4 Euroopakate kulda ja 3 MM-i kulda siis on ju. Kuule, aga korraks vahele, ma olen nagu selle spordiala kauge, et mis see lukumaadlus, see on nagu seleta lihtsas keeles? No põhimõtteliselt see... See on eesti keeles... Tõmbad lukku kellegi või? Põhimõtteliselt jah, et kui ma tahan sind ära kägistada, siis ma saan sind ära kägistada ja saan sul mõne liigese katki murda, et põhimõtteliselt seda nii käibki või? Ilma lukumaadluseta. Aga see on nagu see eesmärk seal. Loomulikult trennis ma kedagi puruks ei tee. Aga juhtub. Muidu sul ei ole lõpuks treeningpartnereid lihtsalt. Okei. Et ikkagi mõistlikud. Aga sa oled siis selline vend, kes peab tagasi ennast treenis hoidma või? Ei pea, sõltub selles mõttes, et kui sa teed mingi algajaga ja siis sa lähed seal, mina närvi ei lähe ju selles mõttes, ma nagu algajaid ei kiusa, aga võib ju juhtuda jah, et mõni, kes on kogenematum, siis
lõhub midagi ära kellelgi, on ju, aga noh, edasijõunitega on ikka sihuke suht nagu kõva andmine käib ikka. Aga noh, ikkagi mõistlikult, noh, et ega me noh, et sa tunnetad ikkagi vastast ja Jaa. saad alati nagu tap out, et ja ikka, et aga ma mõtlen seda, et ma vahepeal nagu tegin ka nagu segu kõigest nagu proovisin nii-öelda, et no boksi ja kikki ja noh, niisama treeneriga koos vaata ja natuke nagu maadlust ka ja siis nagu see nagu selle lukuga, mis samamoodi, et seal on nagu see, et sa kogu aeg oled maks töö peal. Et sa ei saa seal kuidagi nagu järgi anda, sa oled nagu kogu aeg pinges, kogu aeg töö käib, et ma mõtlen, et see vist on nagu jõu tõstmisest väga palju erinev, kui jõu tõstmises on nagu momentaalne, et ma pingutan, teen tõsta ära, seal sa oled kogu aeg, et kuidas sul nagu selle nagu lihas vastupidavuse võhmaga nagu seal? ma ei ütleks, et sa tegelikult kogu aeg pinges oled. Okei. Tegelikult sa saad lõdvestada ka seal. Ahah. Noh, teatud kohad on mingid asendid, kus sa saad nagu võtta nagu suht vaata lebolt. Mingis kohas sa pead jälle nagu noh, suht võib-olla täiega panema või rohkem nii-öelda seda pinget panema peale. Aga et siis on teatud asendid, kus sa nagu saad puhata näide on siis nüüd kalju ronimine on ju, et kus sa tundub, et mehed nagu ripuvad ja möllavad, et see on nagu väga ekstreemne, samas on need asendid, mis nad seal valivad, kus nad siis noh, kui ma olen vaadanud mingisugune videosid ja kommentaar on nagu jookseb üle, siis öeldakse, et see on nagu puhkeasend. Minu jaoks oleks see nagu elu-surma küsimus, aga nende jaoks on see puhkeasend, et siis analoogne. Jah, noh sisuliselt küll, et seal on neid momente, kus sa saad nagu tegelikult selle aja võtta või noh, nii-öelda mõtlemise aja, et ma arvan, et isegi eriti raskekaalus nagu rohkem, et poisid on seal vaata aeglasemad, väsivad ka võib-olla natuke rohkem, on, et siis seal on võib-olla niisugust passimist on nagu rohkem kui nii-öelda mingis kaalus, mis on mingi see on nagu raskekaalu boks vähe, kas rohkem on kallistamist kui löömist või? No seal on kogu aeg kallist. No see on frustreeriv minu jaoks, eks, kurat, mis te mehed kallistate? Aga mõtle, sa vaatad matsi, on ju mingi raskekaalu vennad nagu maadlevad, on ju, siis nagu mõlemal nagu läheb juba raskeks nagu selle jaksu võttes, on ju, siis kuidagi mõlemad kallistavad, siis nagu süngivad oma puhkamise ära, vaata. Koos puhkavad, siis jälle midagi teevad ja siis jälle puhkavad, vaata. Jah, põhimõtteliselt jah, et lepitakse kokku, et nüüd natuke kallistame. puhkame siin nüüd poole raundi peal. Sosistad kõrvad, kui teeme 30 sekki, vaata. väga armastav sport on see. Jah. Ja järgmisel sekundil on choke out. Näiteks. Väga. Ja magama minek. Pärast oled jõhkralt vihane, vaata, leppisid kokku, et kuule, tavai 30 sekki kallistame, võtame rahulikult, on ju, ja siis 25. sekki, vend võtab võtte, vaata, väänab ära, ja siis pärast oled jõhkralt vihane, sa ju lubasid, vaata. Catch a bitch. Ja. Jah, noh, kuigi seal on nagu raskekaalu vendi ka, kes võivad noh, nagu suht all-in panna ja nagu suht siukese korraliku tempoga. Eks ta seda võhma ikka nõuab jah, päris palju. Ma siinkohal nagu tahaks võib-olla väga rohkem teada, kuna ka piisavalt kauge sellest spordist, kuigi ta on minu jaoks on atraktiivne, et kas ta nagu Eestis on ta pigem vähem tuntud võrreldes teiste võitluskunstidega ja ta on tuure kogumas või mis on sinu hinnang? No ma ei tea, Eestis on üldse nende võitluskunstidega või võitlusaladega on üldse kuidagi nagu mitte halb seis vist, aga Vindub nagu. Kui ei ole kuidagi seda, ei ole nagu mingi korvpall, vaata, hull populaarne või jalka. Rahvasport. Jah, et noh, selles mõttes, et ma ei oska nüüd öelda, et nad on nagu läinud jah, järjest populaarsemaks minu arust küll, et järjest rohkem nagu inimesi teab sellest, on ju, ja rohkem inimesi tuleb ka ju trenni võrreldes, ma ei tea, 10 aasta tagusega. Et aga huvitav, kas see nagu ei või sellest olla, et nagu eestlane oma loomult on rahulik inimene ja ta nagu parema meelega teeb mingisugust sellist rahulikumat asja, kui muudkui maadleb. Samas maadlejaid on ju okeisi küll, vaata. Ma arvan, et siin on ikkagi see kajastuse teema ka, et nagu ei saa nii palju kajastust. Et näiteks vaata, kui see Conor McGregor championiks tuli, siis ju Iirimaal ju kohe see inimeste arv, mis sinna trenni läks, ju minu arust ju kasvas päris hüppeliselt. No meil endal samamoodi, kui suusatajad ikka siin ruulisid, siis olid kõik eestlased olid kuskil suusatamas. Jah, ja said ju, see spordiala sai nagu kajastust ju kogu aeg. Meil on kangelast vaja, nagu oma kangelast. Alex, sa peadki meil kangelaseks saama. Aga just, aga räägi nagu seda, et kuidas sul nagu, kuidas sa seda oma lugumaadluse nagu, kas siis nagu taset või edukust või karjääri iseloomust, et sul on ka mingid vööd või mingid võistlused oled teinud, mis su saavutused on või mis su see skoor on? No
ütleme nii, et no jah, nüüd viimastel aastatel järjest paremini nagu läinud, et Estikatel olen saanud medaleid, on ju, esikohti, Soome lahtistel olen saanud esikohti, on ju, et seal on ka, no Soomes on ka väga hea tase alati, et Austraalias, kui ma käisin võistlemas samamoodi, et ka, et neid poodiumi kohti on kogu aeg olnud, et aga noh, ütleme mingit sükst jah, MM-i või Euroopakate medalit ei ole, et seal on see tase on jõhker tegelikult seal. kas seal on nagu mingisugused arvestatavad auhinnarahad ka või? See toidab või? Sõltub jah, noh liigati on see erinev, et on küll, ütleme seal päris profi tasemel ikkagi need top poisid, need ikkagi teenivad jah, päris hästi. Aga millest nagu sul Aga noh, nagu siin puudu saab olla näiteks või mida sa peaksid nagu paremaks saama, et nagu Sa võib-olla sa oled liiga tugev või? Ma korraks lihtsalt siin seik vahele, ma mäletan, kui me käisime spordiroodus, käisime seal nii-öelda kohalikus jõusaalis ja siis oleks põhimõtteliselt nii, et me panime minu meelest kõik kettad sinna kangi peal, mis üldse seal olid, eks ju, ja siis ütled, oi, küki nüüd ja minu meelest see kang jäi ka natuke kõveraks pärast seda. Võib-olla siis tuleb arve selle kangi ees sulle hiljem. 170 kilo läks peale ainult ja see on ikkagi vähem, 2 korda vähem, mis ta tegelikult oleks jaksanud. Minu arust see kang oli kõver juba. Mul on veel ju rääkida, et sa tegid selle kõveraks. Ja võib-olla ma lihtsalt nagu lisasin seda kõverust veidi. See oli äge. Jah, muidugi. Okei, aga räägi üks mis puudu jääb? Jaa, mis see on? Puudu jääb lihtsalt seda, et tehnika või? ei, seal lihtsalt pead trenni tegema kogu aeg, noh. Okei. Ütleme, tavatöö kõrvalt on tegelikult raske. See peaksid olema siuke täis proff, sest need, kes on ikkagi maailma tasemel nagu need tippvennad, nad teevad kogu aeg ainult trennis. See ongi nende töö nagu nii-öelda või noh, siuke jah, nad ainult teevadki seda sporti nii-öelda. No ega meil sellel spordialal nagu tegelikult riiklikku nagu mingit toetusi või värki väga ei ole, eks ju. Et see ongi tegelikult just, et ise nokitsemine, ise tegemine, kui leiad seal mingid toetajad isiklikult, siis on tore, aga muidu nagu väga mitte vist. Ega ta ongi suuresti ju tegelikult sponsorite ajal, et ega ma ei tea mujal ka väga, et oleks mingi riiklikult väga siuke tunnustatud. No seal on see keeruline jah, nagu et sellesse riiklikkuse süsteemi saada, sul peab olema mingi mitu klubi, kes teevad liidu, on ju, nad ajavad seda asja, siis mingid treeneri kutsed tehakse, siis on vaja mingit noori, on ju, harrastajaid ülesse saada, et nagu see ei ole nagu võimatu, aga selleks, et ta saaks nagu sellisele tasemele nagu mingid teised spordialad, vaata suured alaliidud ja värke, on ju, see nõuab nii roppu tööd. Aega. Jaa, aga null tasu, see võtab sult rohkem ära, et see asi nagu käima saada. Et kui see asi nagu loomulikult ei tule või keegi jõhker mingi entusiast ei aja, siis on nagu jah, väga keeruline. Et jah, et see kajastus lõpuks saada, Siim ütleb õigesti, et see aeg ja see sisend peab olema nii meeletu, et võib-olla kui seda lukumaadlust teeks mingid alasti nägid, et siis see kajastus oleks kindlasti kordades suurem, aga seda ei ole siis. Okei, nii, aga üks küsimus veel sulle, enne kui edasi liigume teiste tüüpide juurde. Sa tegid vaata algselt tõstmist, on ju? No mis sa tõstmises ära tegid? Päris nii ei saa öelda, et kõige algselt nagu ma ikkagi läksin lihtsalt jõusaali. Okei. Ja tegelikult minu esimene võistlus oli ka jõualades, oli ikkagi jõutõstmises. Okei. Ja siis esimesed võistlused ikkagi olid jõutõstmises ja siis mingi aeg ma tegin klassikalist tõstmist ka. Mis sa seal ära tegid? Mis numbrid sa tegid? Rebimises oli 125 ja tõukamises 150 võistlustel siis. Okei. Et ma ei mäleta. Sa olid päris noor siis, on ju? Ma olin päris noor ikka, jah. Ma seda kaalu nüüd ei mäleta, mis kaalus see oli äkki 90, ikka üle 90 ma olin midagi, jah. Sest mina ise eelmise aasta nagu lõpus hakkasin seda vaikselt nagu tegema ja siis nagu tegid ja siis aasta alguses sai mingi soti rebimises kätte nagu. Päris hea, jah. Aga siis jah, see maht on nagu nii suur, et siis ta nagu ühel hetkel nagu seda peab ikka jah, korralikult tegema ja siis ma vist 4 aastat umbes tegin klassikalist tõstmist ja käisin ka võistlemas igal pool, kas isegi noorte ja juuniorite Estikatelt, mul on igast värvi medalid ka ja täiskasvanud omas, ma ei mäleta, esikohta vist ei saanud päris, aga mingid medalid
vist on seal ka äkki. Ühesõnaga, mul on neid medali nii palju, et sa pead kilodes nagu ka arvutama. no jaa, mul on ikka neid karikaid ja medaleid nii palju lihtsalt, et siis ma tegin ju rammumeest ka ju samal ajal tegelikult ju. Ma olin 15-aastaselt käisin esimesel rammumehe võistlustel, 14-aastaselt ma tegin jõutõstmisvõistlusi juba, 15 oli, siis oligi klassikalist tõstmist, tegin suviti, olid need rammumehe võistlused, sai käidud igal pool. See Margus Pärsik veel oli tollane, see Kõrvekülas see aga need nagu esimene treener. kattuvad ikka suurel määral, et sa saadki nagu teha tegelikult mõlemat, eks ju? no ikkagi jõualad. Ma mäletan selle mõlema see teema korraks sinna veel viisid on see, et kui ma mäletan, et mingid jõutõstmise võistlused olid, siis sina olid sinna läinud, siis kõik vaata, jõutõstmises vaata kõik kükivad nagu paralleeli, et nagu eeli teeks ära, see vend pani põhja vaata ja tuli üles tagasi. Ja minul seda põhja otsimist ei olnud, mina lihtsalt põhi on seal, kus on põhi. Ja põhi on seal, kus on põhi, lihtsalt tegin ära ja kõlbas ju. Või selles mõttes, et kõik oli okei. Et tehniliselt muidugi ma ei saa ju öelda, et ta vale on ju, tegelikult on ju kõik okei. Minu arust neid näiteid on ju veel, isegi vist kulturistide seas ka, kes tegid neid. Ma ei tea, kas Tom Plats tegi ka vist põhjakükke kogu aeg. Ja tegi. Vist oli jah. Ja. Ja ka oli ju megajalgade ja kükkis ka tegelikult päris palju. Ja. Et nii hästi. Okei, ühe mehe lugu on meil nüüd olemas. Palju erinevat värvimetalli ja palju raskuste tõstmist. Nii, Sass. No nii, Siim. Kuidas sul läheb? Aitäh küsimast, et hästi läheb. Okei. Nii, Marti, lähme edasi. Väga konkreetne. Aga okei, lähme siis sinna, et vaata, siin mina tean ju väga pikalt. Veidi kauem võib-olla kui... Siin ma tean nüüd kõige kauem üldse. Et selles mõttes me oleme samast väiksest Tapalinnast pärit, me oleme käinud samas koolis terve teekonna, sina oled lihtsalt aasta kõrgemal minust käinud. Ja sina oled see üks lahe tüüp, kes oli minust aasta eespool, üks neid vendasi, vaata, kes on just vanem ja kõrgemas klassis, aga saab suga läbi, vaata. Et teised tüübid alati seal panid mingi puid alla, ikka väiksemate kallal võtad, et see vend oli nagu normaalne alati, vaata. Kuigi Siimu ei saaks nagu pidada väikseks poisiks, et... No jah, aga võib-olla ka väiksed poisse, kellele suured poisid ei meeldi, vaata. Et siis jäävad ette mida kõike veel. Aga ikkagi, sinuga ma olen nagu alati, vaata, läbi saanud hästi. Ja sina vaata tegid ju alati käsipalli. Sa oled vist see vend, kes mängib käsipalli surmani. Ikka veel mängid või? Jaa, selles mõttes, et eks kui ma täitsa ütleme seda spordi sellist maitset hakkasin suhu saama, siis sai proovitud mitut ala, nii mitut ala, kui Tapa väike linn sulle võimaldab. Maadlust ka või? Esimene trenn, kusjuures oligi maadlustrenn. Sa tead kindlasti Tapa neid maadlustreenereid, et seal olid Alla Vinter ja Sergei Sahno. Ja siis läksin proovima, ema ütles, et sa ei pea midagi ära otsustama, vaid lihtsalt proovi. Ja maadlus oli tundus, et mõnus, nägid neid suuremaid poisse, jõulised, tahtsin ka olla suurem, kuna noorena olin selline pisike kleenuke. Läksin trenni, ühe trenni ma ainult tegingi, et siis kuidagi nägin, et ma ei ole nii paindlik ja nad seal tegid igast mingit harjutusi ja siis mõtlesin, et ei ole päris mulle. Otsisin midagi sellist võib-olla aktiivsemat, kui nii saab öelda, kuigi maadlus on väga aktiivne ala. Ja siis oligi, et tuli Tapa kooli direktor, et Elmud Koppelmann ja ütles, et tule proovi ja siin ma olen, et 23 aastat hiljem võib öelda, et endiselt see on see kirg, mis nagu silmad särama paneb. Mis sind seal paelub? Ei oska öelda, et see on nagu, ma ei tea, kui sa oled mingi armastus enda jaoks leidnud, et on see siis partner või on see siis mingi asi, mis sind nagu võlub, et ta lihtsalt sobib sulle nii hästi ja sa nagu ei tahagi või ei oskagi midagi muud vaadata. Aga kuidas seda nagu ala vaata ise analüüsid, et nagu mina ole kõrvalt vaata on alati näinud nagu see, et ta on ikkagi intensiivne vaata, seal ikkagi vennad nagu sõidavad õlgadega üksteisele sisse, vaata mingi hüppe pealt pead viskama värki, et seal on ikka sellist mürglit vaata nagu ikka on, et kas see võib nagu üks selline asi olla või? Võib-olla see tulebki nagu minu loomusest, et kindlasti see ala ei sobi kõigile, inimesed on erinevad, ma lihtsalt tunnen, et see kontaktsport, et ma ei
ole küll selline inimene, kes otsib otseselt mingit vägivalda, aga see on selline sport, kus sa nagu saad nagu joosta hästi palju, meeletud tempod ja lisaks sa saad tõesti nagu meestega nagu heas mõttes mürada, et ikka lükata natuke ja ka sellist negatiivset võib-olla emotsiooni läbi selle nagu välja lasta. Ma mäletan, ma kunagi käisin seal Tapa-Hoones mingit mängu vaatamas ja sina ja sinu poisid nagu mängisitegi, ma ei tea, kellega nad mängisite, eks ole, seal läks ka päris tuliseks, mingid vennad sõitsid üksteisele sisse ja siis pärast räägime, vaata. Seda on siiamaani. Okay. Nüüd muidugi aastatega ma ise olin ka sarnases olukorras, kus ma siis noor, kuumavereline poiss, et siis oli see, et kuule, pärast mängu. Aga reeglina läks see tunne nagu ikkagi üle, et nii kui sa jõudsid sinna riietusruumi ja see jahedam dušš nagu üle pea korraks sadas, siis oli nagu okei, kuule, läksin üle piiride. Okay. Selles mõttes, et praegu on see nagu... Isegi hästi ju. Jah, et selliseid... Ma just tahtsin öelda, et oleks pidanud võib-olla neid maaldustrenne rohkem võtma isad, kui niuke värk käib. Ühesõnaga lõuga ei pidanud andma siis. Päris, kui nii võtta. Lasta täna jääb, et 23 aastat, et on olnud intsidente, et see küll jäi pigem sinna teismelise ikka, aga on selliseid nääklemisi teiste siis vastasmängijatega, aga kõik oleme siiamaani terved ja elus ja kõik on hästi. Kuidas sul nagu see mänguri karjäär on nagu aja jooksul nagu liikunud edasi, vaata, et ongi, et nagu päris noorest on ju, kui mängisid seal võistlused, nii edasi ja nüüd praeguseks hetkeks, kui ikkagi selline täismees juba elad oma elu, et nagu trennide nagu see, kui palju sa trenni võib-olla panustad ja see, kui palju sa veel võistlemas käid ja nagu mängimas, ja see tase ka aja jooksul, et nagu iseloomusta seda oma seda nagu karjääri, vaata. Sa nüüd mõtled peale siis kaitseväge? Ei, täitsa algusest kuni põmm praeguni välja, vaata. Okei, alguses oli siis pigem mul selline asi, et ma ei olnud nagu kuigi palju mängumees, teised poisid millegipärast olid minust pikemad, tugevamad, kiiremad ja siis ma mõtlesin, kas see nagu arengus küsimus, et ma lihtsalt ei arene nii kiiresti või ma olengi selline, et ei osanud oma kohta leida ja esimesed, ma arvan, 2-3 aastat me käisime välismaal juba noorte turniirid, seal Soome, Läti, Leedu, lähiriigid ikkagi. Ja ma sain praktiliselt 0 mänguaega. Nüüd in retrospekt ma mõtlen, et naljakas, fun, et ma ei pea nagu mingi pikka viha, aga tol ajal ma tundsin, ma olen pigem nagu mingi tantsutüdruk, kes nagu seal platsi ääres jehuu, et see oli pigem selline tore kogemus, ma ei teinud sellest välja ja mis minu kasuks rääkis, oli see, et ma olen siuke ei ole nagu allaandja. Et see võib-olla tulebki sellisest ema-isa kasvatusest pluss, et siuke kuumavereline poiss sealt Gruusiast, et tahtsin nagu ennast tõestada ja siis jõudsin juba sellise teismelise ikka, kus tuli ka natuke lihasmassi, rohkem enesekindlust, see tagas mulle juba koha siis põhimeeskonnas. Habe hakkas kasvama. Seda juba varem jah, et 12-aastaselt. nii mõneski kohas. Ei, päris 12 ei olnud, et kui nüüd täitsa arengust rääkis, siis kuni 9. ma olin selline, pikem oli peas, juukseid ja näos ei olnud midagi ja siis 10. klass millegi pärast ja ei võtnud mingisugused lisaaineid, aga nagu digimuutusin ja juuksed lihtsalt nihkusid allapoole habemesse ja siis siit hakkas nagu vähemaks neid jääma. Need Gruusia geenid aktiveerusid lõpuks, vaata. Ja kui nad aktiveerusid, siis oligi. See on see achievement unlocked ja siis digimuutu. Vaikselt nagu läks see asi edasi. Ja siis kuidagi nagu nii-öelda jutumärkides sõin ennast sinna siis Tapa siis meeste satsi ennast, kus siis hakkasin nagu juba täitsa nagu Eesti meistriliigas võistlema. Ja nii ta nagu vaikselt läks edasi. Kus praegu on? Kuidas sa praegu teed, mis su suhe praegu selle käsipalliga on? Kui palju sa nagu võistled, kui palju sa trenni teed, kus sa teed? Tänavu aasta ongi nagu tegelikult kõige huvitavam selles mõttes, et peale kaitseväge ma olin ka siis elu parimas vormis, osaliselt ka tänu teile, et ma sain inspiratsiooni, nägin nagu erinevate spordialade esindajaid. Mul oli kindlasti väga palju õppida nii ujujatelt, jõumeestelt,
seal, kes iganes meil seal veel olid, mingi saalijoki poisid, et kõigilt sai midagi õppida. Seal oli ka paar käsipallurit meiega too aasta. Jaa, korvpallurid, võrkpallurid ja siis need trennid, mida te seal, eriti sina, Martti, seal vist hommikul kell 6 meil või 6:30 läbi viisid, et need, mäletan, Martti tegi meile neid no ööjaid kirutakse kogu aeg, me oleme nagu see varajased loomad. Aga mul väga hea asi oli see, et Martti tegi neid planku hommikuti meile. See on mees, jah. Ja ma vihkasin seda nii väga. Ja ma vist esimesed korrad, kui ma tegin, ma ei hoidnud seal minutitki. Ma mõtlesin, et see on kõige hullem asi üldse ja pärast siis kaitseväge ma nagu üritasin seda nagu taset hoida, jõudsin vist isegi mingi 8-9 minuti peale, mis oli nagu väga hea, aga peale seda, nii kui sa nagu väiksesega vahe sisse jätad, on nagu drop ja enam ei hoia ka jälle, ei hoia enam nii kaua. Ja peale kaitseväge ma olin küll elu parimas vormis, vahetasin ka klubi, kuna ma elasin Tallinnas, elan juba viimased 9 aastat, siis ma vahetasin klubi, läksin Viimsisse mängima, saime sinna väga hea satsi kokku, 3 hooaega pallisin seal ja siis tuli siuke väike paus, sain ka isaks, mis ka mõjutas sellist enda aja panustamist trennidesse, sain lausa siis järjest 2 last. Topeltisaks, mitte korraga, aga üsna väikse vanuse vahega. Topelt ei käris. Ja see nagu pani nagu ümber hindama, et oleme ausad, ega siin käsipallis ka nüüd mingid summasid ei liigu ringi, aga leiba peab lauale teenima. Et siis see nagu pärssis sellist arengut, sain aru, et okei, et kuskil välismaale ma ei sihi, aga sellegi poolest tahaks väga nagu ikkagi Eesti mõttes kõrgel tasemel mängida. Ja siis mõned aastad tagasi tegin siukse väikse vangerduse, et naasesin Tapale. Et tegime nagu nalja poistega, et käisime mingil suveturniiril, seal oli vist Jõud Viljandis on siuke turniir, võib-olla kuulnud, Jõud kunagi veel nõukaajast olid nagu need mängud, erinevad võrkpall ja jalgpall ja käsipall ja tegime siukse demo meeskonna, tuli hästi välja, mõtlesime, et no why not, nagu nalja viluks, aga sellest tuligi nagu sats kokku. Hakkasime tegema, tulemused paranesid, need noored, kes siis varem nagu pead ei kandnud, siis nemad ka arenevad, nemad saavad vanemaks ja siis see sümbioos, et nagu noortest ja siis nagu võimekatest poistest, siis mõned nagu kogenemad vanemad härrad, ma ennast vanemaks ei pea, 32, aga see nagu toimis ja siis nagu ütleme, käsipallimaastikul Tapa on hakanud pead tõstma. Et rääkides ka sellest aastast, isiklikult ma siis ei ole veel päris ära otsustanud, et mis ma teen, kas tuleb mingi vaheaasta või ma jätkan, kuna logistika on see põhiprobleem. Alex enne mainis, et see järjepidevus, et ei ole vahet, kas sa teed seda lukumaadlust, käsipalli, mis iganes, maalimist, see peab olema järjepidev. Ja selle pealt on see trennis käimine nagu ülioluline. Ja Tapa-Tallinn on 100 kilomeetrit, siuke tagasihoidlik hinnang, sa peaks ikka 3-4 korda nädalas seda tegema, aga võta see kilometraaž ja aeg sinna arvesse ja see pereaeg, et siis on sellised rasked otsused, kuigi bensiinihinnad ka ei aita. Ei, natuke on vist tagasi tulnud olla 2 euro, aga abiks ta vähe ei ole. Ja siis, aga ta on huvitav, kuna Tapal on nüüd minu hinnangul parimad ajad ees, Tapaga on liitunud üks ka Eesti meeste koondise mees, Tapa kasvandik, Kaspar Lees, kes on siis varem mänginud nii Kehras, HC Kehras kui ka HC Tallinnas. Ta mängib või ta on treener või? Ei, ta mängib. Okay. Ta on treener ka noortel, aga lihtsalt ka mängumehena on ta aktiivne ja on nagu liitunud, mis nagu ma pole temaga mänginud väga-väga ammu ja see on nagu selline asi, mis nagu kind of wanna get back on the horse, aga samas teisi nagu faktoid arvestades, et ei ole kindel, mis saama hakkab see aasta. Kuidas nagu, vaata, mina olen ka Tapat pärit ja käsipall on seal olnud alati nagu selline, mitte A ja O, aga nagu väljapaistev tegevus. Mina kunagi esimeses klassis midagi seal tegin, aga mina sinna nagu ei jäänud. Seega ma ei tea, et kuidas nagu Eesti tasemel, kuhu see Tapa nagu platseerub, et on ta mingid suuri asju võitnud või on ta nagu kuskil seal keskel või kuidas ta nagu paigutub Eestis? Tapa, siis tema siis see fenomen ongi see, et ta on nagu väike linn,
su spordialade valik ongi sisuliselt kas maadlus või käsipall ja kõik. Naised, ütleme, ma arvan, et 95% kindlasti ei lähe maadlusesse, et siis ongi, et ainuke väljund on sul seal käsipallitrennid. Selle arvelt on sul nagu meeletu arv noori ja andekaid, kes kõik on siis ühe spordiala peal. Ja nüüd tekib see koht, kus siis, et kui teatud vanuses sa jõuad, siis noh, ütleme see 9. klassi lõpp on ju, siis sa hakkad vaatama kuskil mujale või siis peale gümnaasiumit, et kuni selle ajani on Tapal alati olnud nagu minu arvates väga head tulemused noorteklassides on võidud, medalid, karikad, meistrivõistlused, kõik on olemas. Ja peale siis sellest koolist nagu lahkumist, seal on see küsimus, et inimesed lähevad siis Tallinnasse, Tartusse ja siis on nagu tegelikult kadumine. Et noh, see on nagu meeste klassis nagu on siis selline, ei ole sama nagu noortes on. Jaa, et kui me räägime nüüd meeste klassist, siis tõepoolest, et meistriliiga, ka esiliiga on, seal on pigem pallivad nagu noored, kes on siis pürgivad nagu kõrgemale ja meistriliigas on olnud pigem nagu tagumise poole meeskond. Jällegi nüüd ma tulen tagasi selle juurde, et viimastel aastatel seoses nende muudatustega, et nooremad on kandnud ja selline kombinatsioon vanematest ja noortest on aidanud ka tulemust, et paar aastat, see oli vist 2 aastat tagasi, me tulime võitsime Eesti karika hõbeda, mis oli, pronksi, Eesti karika pronks ja see oli nagu väga kihvt. Mis see karikas tähendab nagu? Karikas on nagu meistritiitel või ta on nagu mingi... On olemas Eesti meistrivõistlused, mis kestavad siis terve hooaja, on need alagrupp, mängitakse mitu ringi läbi, siis tulevad kohamängud ja nii edasi ja siis on selgub Eesti meister. Karikaga on lihtsalt toimub seal teatud loos, osaleda saavad nii Eesti meistriliiga kui Eesti esiliiga ja toimub loos ja loosi põhjal hakkab siis nagu paarid pannakse paika ja siis võitja liigub edasi ja nii edasi, kuni siis niimoodi, see mängitakse mingi 2-3 kuuga läbi, et siis tavaliselt kulmineerub seal novembri lõpus või detsembri alguses. Üks asi on see, et sa ütlesid, et see käsipall on üks peamine, aga mida saab teha või siis maadlus on ju. Aga üks väike kontingent oli veel, need olid need juksivennad, kes seal Tapa juksis käisid, igasugused erinevad. Sa sattusid ju ka sinna üksjagu, tegid trenni seal. No ikka, et see oli, mina sattusin selle pealt, et ma lihtsalt tahtsin olla tugevam ja kiirem enda spordiala pealt, aga tõepoolest, ja kui ma eksi, ka sina said oma pisiku sisse pigem sellest jõusaalist. Ma pigem jaa, sest vaata, mina ei olnud see nagu meeskonna vend, vaata, pallimängija. Aga tuleta mulle meelde, kuidas sul selle kergejõustikuga, kas seal sul... Kergejõustikuga? Jaa, ei olnud käsi sees või? Ei olnud. Kuuli võiks ju? Võiks küll ju. Oli jaa, aga nagu ma ei tea, kuidagi puutunud sellega kokku või kuidagi ma ei olnud üldse informeeritud, et mingisugused kergejõustikutrennid kuskil midagi käivad ja midagi toimub ja... Ei no tegelikult, kui me nüüd ikka ajaloos ikka natuke ringi kolame, siis Alo Relli Tapalt ja tegelikult tema seda kergejõustikut nagu vedas ja eks noore poisina sa ikka seal, ma käisin seal sprinti jooksmas ja pulli pärast seal kuuli tõukamas ja sellist nagu, aga sümpatiseeris tol ajal mulle väga kümnevõistlus. Sümpatiseerib tänaseni, aga võimalusi polnud. Nii et mine tea, oleks ma pealinna poiss olnud nendel aastatel, siis kes teab, kas oleks see käsipall olnud. See on äge ala, vaata, ta on mitmekülgne, seal tema nagu võlu ongi. No meil know-how on ka ikka väga hea riigis kümnevõistluse kohta. On sama, jah. Seal vaata, et kui muud spordialad on nagu siit ja sealt jääb natukene nagu võib-olla puudu, et otsitaksegi lisateadmisi või nagu täpsemaid või paremaid nagu juhendajaid välismaalt, siis kergejõustik on, ma arvan, et Eestis üks paremaid, kellel on täitsa seda kodust nagu päris hästi. Ja vaadates, kui paljud teist järgist viimati toimunud seda EM-i, et hoidsin pöialt ja lapsed ka kõrvalt väga nagu olid juubeldasid ja poiss ka lausa küsis, et äkki saab ka minna proovida. Oho, ma ütlesin, et palun väga. See ongi see just see fenomen, et need suusatajad olid tegijad, siis kõik läksid suusarajale ja nüüd on meil need kümnevõistlejad, kus jõua ära lugeda, palju meil neid tegijaid seal top 20 seas on. Tennis on ka äkki selline populaarne ala meil? Tennis, ma ütleks isegi vehklemine võib-olla rohkem. Okei. No vehklemine vist sai mingi spaigi, vaata nüüd, et... Ja kõva spaigi, jah. Naiste võidu tõttu on ju. Sai ka nagu... Aga meie tennisetürukud, meie siis reketid, et ju tegelikult pillis olnud... Tennises on võib-olla natukene ikkagi see, ma ei tea, sisend on võib-olla kuidagi natuke moodi kulukas või?
ma ei tea ka, ma ei ole nii hästi kursis. On küll. Vähemalt räägitakse, et noh, päris enda kallis kogemusest, et mul 5-aastane tütar käib tennises ja noh, võrreldes siis muude alade, noh, ma võtan siis need samad käsipall, korvpall, jalgpall, et need summad on teistsugused. Aga mis selle teistsuguseks nüüd siis täpselt teeb? Väljaku rent või treenerid on kallid või? No, kuna ta on nii noor veel, siis on jah, et see teatud arv trenne kuus võrdub teatud summa ja ta lihtsalt ongi kulukam, lisaks on see, See on põhimõtteliselt käid nagu personaaltrenne jõusaalis võtmas. enam-vähem. Ma arvan, see on veel hullem. Selles mõttes just nagu ma arvan, et personaaltrennid tennis küsitakse veel rohkem. No ja seal on vaata see häda ka, et nagu kui sa mängid, vaata, et sul, kui sa mingi pallimängu juhendad, et siis nagu kõik mängivad koos, vaata. Treener juhendab nagu suurt kampa koos, vaata. Aga tennises on nagu suht üksik ala, vaata. Siis peabki üks ühele tegema, aga aeg maksab, vaata. Ja, no ja lisaks ongi, et kui me, poiss on 7-aastane, on proovinud siin käsipalli natuke minuga mängida, pole küll trennis veel käinud ja korvpall on talle väga nagu sellist meeltmööda, et räägime korvpallist. Ta käib, ütleme, trennis, käib oma meeskonnaga seal mängimas, ütleb isa, ma tahan harjutada, mina tahan, et minu poeg ka saaks nagu lisa mingit lisatrenne, võtame palli, me leiame mingi platsi ja me lihtsalt loobime ja saame teha trenni. Tennisega sellist asja ei ole, et sa tahad võtta siis nagu lisa mingid tunnid, väljaku rent, 25 € tund, miinimum, ma arvan, ja siis ongi nagu lõppude lõpus koos lihtsalt kõikide nende kuludega nagu võib-olla nagu mitte päris igaühe jaoks. Jah, aga vehklemisest ennem ka mainisid, olete keegi vehklemist proovinud kunagi või? Kahjuks mitte. Ma olen tahtnud mitu korda, aga jah, ei ole jõudnud. Sama siin, tegelikult tahaks proovida. Ma sain proovida see suvi. Siis kui meil oli mingid suvepäevad, vaata, ja siis me Spartaga suvepäevadel nagu olime Haapsalus ja siis läksime sinna Nellise vehklemis mingi kooli ja siis see sama Nellis Naukas oli seal kohal ja siis ta nagu tegi meile veel sellist trenni moodi, et päris äge tegelikult oli, et sa paned kogu selle riietus endale selga, kiivri pähe sealt sa kui näed kehvasti läbi ja siis on sul mingi juhe taga, aga see juhe ei ole sinu taga, see juhe nagu läheb riiete sees nagu selle ma vist ei tohi öelda mõõk. Kindlasti ei tohi öelda mõõk. On ju? Ei. See on Guugeldage, mis see on. See on EP või? Ei, see on see stiil. Kurat, ma nüüd teen häbi endale. Vehklemine on küll, jah. Aga kui sa ütled relvi, siis peaks okei olema. See on nagu relvameistrid samamoodi seal ja ma arvan, et nagu see relv või instrument, siis okei, ärge pikka peagi. Ma annan andeks sulle selle. Jaa, kui mõni vehkle üldse kuulab. Aga tegelikult see nagu, ja siis kui läheb teemaks, vaata. Mõni kindlasti kuulab. Sest mul 2 töökaaslast on ka vehklemist teinud. Okei. Tervitused neile siis. Pange like. Ma arvan, ma pärast saadan selle lingi ja siis nad saavad see peale vihased olla. Dislike ei saa vist panna või? Saab, aga neid ei ole näha vist. Niimoodi lasa. Me elame sellises väga turvalises maailmas tänapäeval, et kõik on okei. Aga anyway, siis kui nagu sa saad proovida seda, siis kui sa nagu lähed, et nagu hakkad seal tegema, et siis nagu see on nagu selline huvitav tunne, aga sa ei saa seal nagu vaata lüüa, sa pead seal sutsama nagu niimoodi. Aga jah, et nagu alguses oli see, et see oli palav, vaata seal päeval ja see kõik oli selline soe siis paned veel selle asja selga, sa hakkad seal ligistama, aga siis kui sa nagu selle asja sees oled, et seal ma ei tea tegimegi mingi 10 nagu seda või 5 raundi vist või, 5 raundi nagu umbes jah, et aga siis nagu selle 5 raundi lõpuks alles, siis nagu tuli see hasart sisse nagu, et let's go, vaata, et nagu paneme veel, et selles mõttes huvitav ala nagu. Ma arvan, et see on suht tüüpiline, et alguses on kõik nagu, et ühesõnaga, mida rohkem sa teed mingit spordiala, seda rohkem sa kuidagi tekib huvi ka vast või. Et alguses tundubki mingi meh. Ma arvan, et ükskõik meie spordialadest mingi asi, et kui mingi üks tüüp tuleb näiteks jõusaali, käibski seal 1 korra, siis tundub nagu suht niuke mis ma siin ikka vaata kükin ja teen seda 2-3, aga kui sa hakkad nüüd järjepidevalt käima ja sa näed, kuidas nagu, mulle nagu isiklikult jõusaal või nagu jõutreeningud meeldivad väga seepärast, et sa näed seda arengut niivõrd kiiresti, et sa täiesti nädalast nädalasse võid, nagu ma võrdlen lihtsalt enda spordialaga ujumisega, siis meil võib olla, sa võib olla nii, et sa ujud selle parima aja korra aastas, eks ju, et sa näed seda korra aastas, näed seda arengut ja on ka aastaid, kus sa ei näe seda isegi mitu aastat, ei pruugi näha üldse arengut, eks ju, et sa paned neid tunde matad sinna vette, eks ju, nagu jõhkralt,
aga sul ei ole seda nagu, et kuule, siit nüüd, sealt tuli, vaata. Aga vähemalt jõusaalis, et üldiselt on nii, et sa ju ikka just üritad vähemalt kas teha siis nii-öelda rohkem reppe kordusarvu või siis rohkem kaalu, eks ju, et siis sa näed seda konkreetselt. Ja see on nagu jõusaal on üks parimaid tegevusi, kus on nagu arengut kõige lihtsam mõõta. Just. Et seal numbrid ei valeta, rauaraskus kangi peal ei valeta, see mitu korda sa tõstad, see ei valeta, juhul kui sa ise ei valeta, mingit fake weights ei kasuta. Ei, no see ongi see konkreetne võrdlus vaata vehklemisega, et ma ei kujuta ette, kuidas siis vehklejad, kuidas nad üldse mõõdavad mingit arengut? Ma arvan, et me ei räägi nendest tipust, kes saavad kuskil medali, see ilmselge areng, eks ju, sain kõrgema koha, aga nagu teiste vastaste pealt võib-olla ka. Treeneri, mingil määral nagu. Aga vastased ka tahavad areneda ju. Võib-olla seal ongi see treeneri subjektiivne hinnang, et nüüd see võte tuli sul hästi välja, väga hea. See jalgade liikumine on sul parem, kaitsemäng on palju parem, vastase ülekavaldamine oled siin, võimalus on. Kindlasti videoanalüüs on seal suurel kohal, vaata, et seal nagu vaatad uuesti läbi. Seda ka ju, et kui sa ju hakkad nagu parematest järjest rohkem jagu saama nii-öelda, siis see on ka ju nagu selles mõttes, et see on see võistlus ja koha mõttes, eks ju, et saad paremaid kohti kogu aeg. Ka nagu saad seda mõõta nagu arengut, näed, nagu olen siit kuidagi läinud paremaks ja võidan nagu neid ja neid tüüpe. Ja ma arvan, et nendel aladel, kes nende alade nagu profid on või nagu selle ala sees, nad kindlasti teavad oma ala kohta kindlasti väga palju rääkida, et ma üldse imest, et ma ei tea, seal võib-olla ratturid ka, eks ole, et ma sõidan 80% pingutusastmega mingi distantsi läbi, aeg tuli selline, et võib-olla, aga see on jälle subjektiivne, vaata. Siis on ratturite puhul võib-olla ka see, et mingi teatud distantsi mõttes on su pulss enam nii kõrge, et sa suudad sõita sama distantsi juba madalama pulsiga. Tegelikult ratturitel saab väga ilusti mõõta neid asju. Tegelikult. Kõvasti näitajaid. See on ikkagi selline suht nagu mehaaniline, nagu mitte halvas mõttes monotoonne tegevus. Seal vist videoanalüüsi ei ole vaja. Kerimise peal vist on, pand jala peale mingid andurid, vaata, siis vaatavad, kui nagu efektiivselt sa kerid, kas sa nagu ühelt puusalt lähed teisele või sa suudad stabiilne olla. Okay. Aga see on võib-olla kuskil trennis või mingi puki peal võib-olla, ma arvan. Midagi sellist. Vot. Nii, aga 3. mees on meil veel jäänud saiku. Nii, Marti, räägi, kuidas sinu elu on kulgenud, kui sina olid meiega ühes seal rühm oli meil siis, ja meil oli mis rühm meil oli? Meil oli 2. Oli ka, jah, oli jah. Meil oli teine rühm. Teine rühm oli jah. Just. Spordirühm, aga see oli nagu miks kergelt vist või? Ei, see oli miks, jah. Et oli 3 rühma oli ja me olime nagu, me muutustasime pool teisest rühmast. Me olime minu arust, enamus vist olid kõik nagu ühes toas ka vist või? Olime ju. Jaa, ei. Sportlased kõik koos nagu. Või 100% vist ei olnud. Ei olnud, oli miks kindlasti. Mingi väike miks oli küll, jah, aga ma nagu mäletan, et ütleme seal selles toas, kus me olime, seal 3. toa äkki või? Kuskil taga. Tagapool, jah. Ja mina ei olnud teiega. Ma olime Siimuga. Osakaal oli. Ma mäletan, sest esimene öö mul oli kohe see, et no nii. Kas ma olin ka siis teiega? Siis tulen istuma, kes see kurat norskab, ja siin minu meelest tuli kuskil, ta tuli hiljem ka mingi, kas päev hiljem või? 1 päev hiljem. No just, mõtlesin. Privileegid. Norskamine oli üks asi, aga minu arust. Ta oli vist metsa ära jooksnud, et leiti üles, kurat. Ma olen väga üllatunud, et ma olen hästi kerge unega ja ma olen väga üllatunud, et mul ei olnud mingid probleemid. Ma ei tea, millest see võis tulla, aga 0 probleemi oli magada nagu toas, kus on siis circa 15 poissi võib-olla ja siis kõik need võib-olla mitte ainult norskamised, ka need tugevad kõhutuuled ja kõik, mis seal valla lasti, et miski nagu mind ei seganud. Tahtsingi ennem öelda, et see gaasitamine oli number 2 nii-öelda, kui norskamine oli ka, siis lisaks sellele. Mulle just vastupidi, et ma nagu üldiselt magan väga hästi, ei ole mingit probleeme. Aga siis, kurat, minu meelest maa värises ikka veidi, ja siis ma ikka lasin padjad ja asjad käiku ka, aga mingi mees on vist nagu immuunne nagu igasugustel, et kui oled väsinud, siis lihtsalt magad, keegi peksab. Eks on see, et paljud tüübid magavad, kes magavad selili, vaata, et see võib selle norskamise tekitada vist ka, vaata, vajud laiali see nägu sul. Aga külje peal on nagu teine värk, et mul siiamaani ütleb naine, et keele külje peale just seal, et vahepeal norskad. Nii viisakas, et ütleb veel või?
no sind on raske liigutada, jah. mina seal kaitseväes nii viisakas ei olnud, et ma olin küll seal meil olid need narivoodid, ma olin seal nii-öelda penthouse'is, aga ma mäletan, et mingid härrad ikka jõuliselt tegid seda norskamist ja siis ma varusin endale sinna need plätud jalgade juurde, nii et kui siis väga hulluks läks, et siis minu käsipalli taust nagu aitas kaasa, et siis väike randmega surakas ja sa ei pidanud lööma, sa pidid nagu viskama, vaata. Täpselt, ma viskasin, ma viskasin aga randmega just peale. Just, et vaatad, et nagu vend seal, raisk, sa norskad seal. Ma olen siiamaani suht kerge unega ja isegi tegelikult siis olin mingis mõttes, et ikkagi norskamise peale ärkasin üles ja siis ma mingi hetk ikkagi kasutasin neid kõrvatroppe, mis meil sealt laskitiirust alles jäi. Aga sa tegid päris paljud vist isegi, see oli päris hea lifehack. See nagu aitas, et ikkagi jah. Mul oli vastupidi, ma ükskord unustasin kõrvatropid kõrvu pannu, kui me lasime. Seda on ka juhtunud. Püsivaid kahjustusi ei ole. Ei, õnneks mitte, aga jah, selline, see tekkis küll selline, et mängid Call of Duty't, et see vaata vilin, vaata. No nagu real life, Jaa, battle. See oleks päris lahe ära proovida, et kui ränk see on, see ikka siis pauk kõrva. Ebameeldiv ikka lööb lukku raisk ära. Ikka, jah. Vot, okei, me jõuame kõik selle juurde tagasi. Kõik kaeviku jutud on ju, stories from the trenches, et need juurde jõuame, aga vaata, kui sina olid seal grupis, sina olid see meie poster boy, mina mäletan. Et sa olid ikka sel hetkel nagu see Eesti ujumise lipulaev ja ikkagi sul ikka see, ma ei tea, Delfi käis seal vaata intervjuusi tegemas ja möllu, et sa olid ikka siis see meie see rühma nägu vist või? Isegi. Kuidas sul nagu elu nagu on kulgenud nüüd pärast seda? Mis sa praegu teed? Kas sa pärast seda veel võistlesid või tegid trenni meil? Ja. Ei, ühesõnaga, siin ühesõnaga raske kokku võtta, et see oli nagu ma arvan, et mul oli neid emotsioone nagu seinast seina, et kaitseväes, et üks asi oli see, et ma olin just Ameerikast ära tulnud, tagasi siis kodumaale, eks ju, et USA-s sai õpitud ja ujutud kõrgel tasemel. Ja siis vahetult enne nii-öelda koju naasmist siis tegigi, ma ütleks, et elu nagu parimad tulemused, et saigi siin medaleid paar tükki ja niimoodi. Ja ma arvan, et see on ka üks põhjus, miks võib-olla ma olin nagu rohkem mingisuguse lambi all või mis iganes, eks ju. Et seal ka, et ma olen just teinudki nagu karjääri mõttes lihtsalt nagu väga head tulemused. Aga kui me vaatame nagu üldse nagu kaitseväest rääkides, siis no see on just see moment, vaata, et kui seal sees oled, eks ju, siis on nagu mingid rasked momendid, me jõuame nendest kõigest võib-olla rääkida veel, aga mis nagu sellest kõigest läbi toob, ongi võib-olla see punt ise, et sa oskad nendel rasketel momentidel kuidagi naerda või tuua mingisugust niisugust huumormeel ühesõnaga päästab minu meelest kogu selle asja puhul, eks ju. Ja tagantjärgi rääkides, nagu ma hakkasin ütlema, ongi see, et siis sa mäletad neid naljakaid seiku, eks ju. Et oli väga palju crappi ka. Mul oli eraldi case veel, mida ma tegelikult isegi pärast nagu kaitseväest lahkumist, millega ma diilisin veel, oli see vertigo teema. Ja see, ma võtan selle kiiresti kokku, oli see teema, et mul hakkas mingi moment kaitseväes hakkas nagu pea ring käima. Aga kaitseväes on see tüüpil laks, et mis asja, et pea ringi, mis kurad, et jälle üritab kuskilt ära saada. Et meil kogu aeg oli seal, kui arsti juures oli rivi oli uksest välja, eks ju, et kõigil oli mingid hädad, eks ju, et millal see järgmine rännak tuleb, et jälle kõik, kurat, mul on see põlv ikka, ma lähen vaatan sealt arsti juurest üle, eks ju. Ja siis kui kuradi kaptenil või kellelgi öelda ka, et kurat, mul tegelikult natukene ikka lainatav, et nagu mingi pearingluse värk on, eks ju, et kapten umbes, et mis pidi ringleb, et pööra ise teist pidi vastu või nagu, siis läheb ära, eks ju. Aga kiiresti kokkuvõttes sellest momendist sellega mul oli nagu sisemine võitlus päris korralik ja hiljem ma jõudsin igast arstid, värgid läbi käia ja lõppkokkuvõttes, kui kellelgi peaks, see on niisugune lifehack väike jälle, et kui kellelgi on mingi vertigo teema, et mul ei tunne kergelt nagu oleks laeva peal kogu aeg, eks ju, siis lõpuks jõudsin ise selleni, et YouTube'is väga lihtne, selle võib ka panna kuhugi üles, päriselt ka, see on nagu teatud sorti vertigo ja see saab väga lihtsalt ravida. Põhimõtteliselt sul on nii, et kristallid sisekõrvas on hakanud ringi liikuma ja nad ei lähe, nagu, sa vaatad mind niimoodi otsa, nagu mingi lolli jutu rääks. Ei huviga kuula. Ja lõpuks piisas väga lihtsast harjutusest, kui sa põhimõtteliselt lähed alla,
sa kallud teatud nagu küljega viltu, sul need kristallid voolavad kõik ühte kõrva, sul silma pupill hakkab niimoodi käima edasi-tagasi. Ja sel samal päeval sul on nagu ülirõve paha olla, võid oksendada ja järgmine päev on korras. Ja nagu ma räägin selle nagu südamelt ära, sest mulle ei reaalselt, mulle ei nagu, ma ütleks, et 2-3 kuud elust, kus mul oli ikka niimoodi, et üks moment ma võtsin emale nagu niisugune pool pisarates kõne, et kuule, et no vaata, see on see värk, et väljast tundub nagu mitte midagi oleks viga, vaata. Aga see on väga raske, nagu sa ei näe, mis seespool. Sest ma tegin ikka kõik need pildid, kurdi ajust, värgist lõpuks kõik ära, eks ju. See ikka kammib küll, vaata, kui käib ringi ja sa hakkad genereerima ka, vaata, et mis... No just, vaata, seal tekivad igast mingi kurdi ärevuse värgid, mingi kurdi valguse värgid, lihtsalt nagu nii prosta asi tegelikult ja nii kergesti lahendada. Ahah, huvitav. Aga see on mingisugune lühikene video või? Jaa, absoluutselt. Tead, mis selle video nimi on? No. Leiame, ei, ma küsin sinu käest, kas... jaa, sa võid panna BPV, mingi Vertigo, mingi niuke värk tuleb kohe üles. Häkk. Ja ei, no jah, mind tagantjärgi frustreerib kõige rohkem see, et ma käisin nagu rida erinevaid arste läbi, aga keegi nagu niukse asja peale. Oleks võinud kohe tulla tegelikult. See on nagu niuke... See on nagu, mis need kordi arsti mingi show'd on USA-s, vaata. Lihtsalt mingi no nii-öelda rahvaarstid, eks. Meil oli ka see doktor Olav või? Doktor Oos ja meie olime siis oma versioon. No just, ja mingi seal ka näetakse, et kuulge, et teil on niuke asi, et proovigi selliseid harjutusi, eks ju. Et võib lihtsalt paraneda ja mul oli nagu, ma ütlengi pool lakk, et oleks võinud olla igast jama, aga tegelikult oli lihtsalt see ja mul oli nagu ühe harjutusega oli kõik korras. Ma oleks võinud kaitseväes ka teha seda freaking harjutust ja mul oleks olnud korras. Millest see nagu tuli, või kuidas see nagu... Ja, ei no vaat see on hea küsimus, millest tuli, et mul on tulnud paar korda hiljem elus veel. Ja. Üks moment, kui tuli, siis ma käisin lõbustuspargis, veepargis ja lasin sealt tunnelist alla. Ja siis lõi laiali vaata selle. Siis meil kõik on see keskkõrva teema, seal ongi need kristallid, eks ju, kui need hakkad seal liikuma, siis on kogu aega nagu... Mul on olnud seda pearinglust endal ka, aga mitte nii hullult, nagu sina kirjeldasid seda. Aga ma mõtlen praegu seda, et korraks kõrvale nagu küsida, et mina käin mõnikord, ma ei ole eriti veeloom, ma nagu ei viitsi eriti vees käia, isegi kui on suvi, ma satun arvama, ma ei tea miks, aga kui sa oled nagu vees, ikka läheb vesi kõrva, selline teema. Et kui sina nagu elasid vees, kuidas siis sellega nagu oli? Et oli vesi kõrvas või mõjutas see ka nagu? Ei, see on nagu, ütleme nii, et kui sa nagu algus lähed, siis sa nagu, ta võib minna sul väga vastikult, eks ju, aga hiljem kuidagi moodi sul nagu, tegelikult sul on kõrvakile ju, ega ta sealt nagu edasi lähe, näemata, jah, palun, saman ongi, eks ju. No, vaatame, 2 mitsa. No, siis Marti kommenteerib, jah. See oli hea sissejuhatus nüüd kõigele, et ma pean nagu hakkama elust jutustama ja siis tuli lihtsalt mingi Vertigo see värk, eks ju. Põhimõtteliselt nad seal liiguvad, eks ju. Nagu RuneScape'i mingi kalliski. Jah, see oli nii dotter, ma ütlen, mul kuradi saadeti, mul tehti kuulmistestid, veretestid, mingi kõik asjad. Ja niimoodi, ma läksin niimoodi harjutus ja mul hakkasidki niimoodi silmad käima. Ja siis see näitab ära, et sul ongi reaalselt see, vaata. Et niimoodi või? Jep, kõrgelt allapoole, kõrge kraadiga ja pupillid mul kaasa ütles räigelt lasitust. Aga ma nüüd lihtsalt for safety reasons, et kui ma nüüd peaks koju minema ja analoogset harjutust tegema, kui mul seda ei ole, siis ma sellist reaktsiooni, et... Ei tule. Kujuta ette, et sa lähed ja sa näed kedagi, kes niimoodi lamab, vaata peas, silmad käivad. Sul läheb junn niimoodi jahedaks. Aga siis sa mõtled, et on mingisugune emergency, hakkad seal elustama, tegelikult kuule lõpeta ära, et ma panen kristalle paika. Aga seal võti on nüüd see, vaata, et sul... et kui keegi ütleb, et kuule, ära sega, ma olen kristalle paika, sa võtad nagu... aga tegelikult legit värk, vaata. Aga võti siin on see, et selle momendil sul läheb kõik palju hullemaks, sest need kristallid nüüd hakkavad liikuma seal ja sul võib väga-väga halb olla mul tegelikult, ma ei tea, mis värk see on vist geneetikast natuke ka, aga õel oli mingi moment sama teema ja ta sai sama harjutuse korda ja ta reaalselt, kui ta tegi see harjutus, ta pidi vetsu jooksma, sest ta hakkas oksendama. Et see siis vaimne pool, kus sa pead endale siis ütlema, et
selleks, et ennast nagu aidata, ma nüüd pean veel midagi hullemat läbi tegema. Mul polnud mingit probleemi, ma ütlen, ma olin nagu kerges, nagu omas väikses põrgus olnud juba mitu kuud. Ma mäletan, et see oli üldse päris nii, et sa tulid kaitseväkke kohe esimesel päeval. Ei, ta hiljem. Ma mäletan, sa olid nagu näost natuke selline, mitte nüüd nii elav, ja siis sa ütlesid ka, et sul on mingi see pearinglus ja nüüd kõik need aastad hiljem ma poleks ette kujutanud, et sa tundsid ennast nii kaua nii kehvasti. No vaat, see on see Eesti mehe värk, vaat sa üritad downplayda tegelikult. Ja. No mis kuradi pearinglus, F-it, läheb homme üle, läheb üle, kannata nädala, 2. Teine inimene mõtlebki, et et okei, et tal tiireb siin see pea 1-2, aga see, kui see hakkab siin mõjutama kuude kaupa, nagu, siis on... Aga seal oli nagu, vaata, kindel nagu järjekord, vaata, et sa pöörad ja nagu keerad ja siis sa pead teadma, aga mõtle, see on väga oluline, et see õige järjekord või midagi. Ja see on kindel järjekord väga oluline, sest hakkabki, ta liigub nagu teatud kohta, eks ju, ja nüüd, kui sa liigud valet pidi, siis ta läheb su tagasi sinna jälle, sinna hakkab oled, vaata, võib-olla mängid mingit sellist nagu puslet, vaata käes, kus sa võid pallikast liigutama, sa ikkagi pead teatud see nagu sequence. Mullitajate, vaata see. Jaa, seal peal on see. Häkk on see. Tehnika. Et kui kellelgi peaks olema, siis mõtlen, see nagu väikest viisi pääsis mõlu. Ma just mõtlen, et mõtle, kui see kristall sulle sinna kuskile, kas ta nagu, kui see kristall liigub, siis sul need silmad virelevad või? Mõtle, kui ta jääbki kuskile kinni vaata vahepeale, siis oledki selline. No aga ta põhimõtteliselt ongi, jah. See ongi see problem, et ongi seal kinni kogu aeg ja sul kergelt on kogu aeg nagu maailm kõigub, liigub, mingi ala laeva peal tunne nagu. Aga kas see nagu mõjutas siis seda ujuja karjääri ka või? Ei, no mõtlen, et kõige rohkem ta mõjutas, ma arvan, mul ikka kaitseväes, kuna seal on nagu, niikuinii pannakse päris palju ebamugavatesse olukordadesse, eks ju. Siis nendel momentidel oli nagu ekstra paha. Aga hiljem ma ütlen, et mul läkski võib-olla mingi kuuve, käisin mingi erinevate arstide vahel, ja siis tuleb see, vaata, ma ei tea, kas teil on ka nii või, aga see on nagu suht tavaline, et kui mingi häda on, siis sa ikka Google, vaata, Google doktor ja see on nagu põhiline. Oh no, don't do that. Down the rabbit hole. Sa jõuad alati ühe diagnoosini. No vähini jõuad välja. Ja, no selleni jõudsin mina ka, seepärast tulidki kõik pildid, värgid, särgid, kõik otsa, aga nüüd, kuhu sa tänaseks oled nagu omadega jõudnud, et kas sa veel pärast kaitseväega nagu võistlesid, tegid kõvasti trenni, proovisid saavutada midagi? Kui ma nüüd kogu sellest vertigooriks tõsiks. Ei, absoluutselt, tegelikult ma pidin päris heas vormis ennast hoidma, aga kaitseväel, siin natuke rääkisime ka, et ikka just hommikused ärkamised, teistel oli ka varajane, aga me tegime veel enne, eks ju. Me ärksime veel varem, tegime mingi väikse trenni sisse. Et mul tegelikult oli Euroopa meistrivõistlused olid sel talvel juba ja oli igast nagu probleeme edasi, eks ju, aga ma jõudsin ikka finaali välja, eks ju, et top 8 saime, mis mul lõpuks see koht oli 6, 5, 7, mis iganes. Aga et kaitseväkke minnes juba ma teadsin, et ma ikka üritan seal hoida nagu piisavalt head üldfüüsilist, kui vähegi võimalik. Aga nagu täna, kuhu sa tänaseks omadega jõudnud oled, et ma saan aru, et sa oled vist nagu, oled lõpetanud vist selle võistlus? Ei, no tippspordi, selles mõttes ujumise mõttes nüüd juba mõnda aega, et aga basseinist kaugele ei ole jõudnud, et treeneri töö nüüd. Kuidas sul sellega läheb? Keda sa treenid, palju sa treenid, mis need väljavaated on? Jaa, et kuidagi nagu sujuv üleminek, et algus ütleme nii, et treeneri töö kui selline, vähemalt ujumistreeneri töö ei ole nagu lihtsate killast, eriti kui sa teed nagu ikka nii-öelda koondislasi või niimoodi, et enne kui ma hüppasin jalad sees sinna nagu maailma sisse, siis ma tahtsin proovida, siis läksingi isa kõrvale, lihtsalt hakkasin isa kõrvalt nii-öelda niisama nii-öelda assistant volunteer, assistant coach, eks ju, niisugune abitreener. Ja siis ütleme nii, et üldiselt mulle meeldib. Et suhelda mulle meeldib sportlastega, mulle väga meeldib näha arengut nagu sellist, et päevast päeva, nädalast nädalasse või 6 kuusse või hooajast hooaega. Et kuidagi moodi nagu aidata suunata või nagu nii mentaalselt kui ka füüsiliselt, et sa näed, et inimene nagu areneb. Et see on hästi rahuldust pakkuv tegelikult igatepidi. Et isal olid kohe põhimõtteliselt niisugused juuniori koondislased või isegi absoluutkoondislased ja siis see sama grupp kuidagi läks edasi ja eks seal on tulnud ja läinud sportlasi,
aga siiamaani nüüd on Kalev ujumiskooli ridades ja on juuniorid ja absoluudid ikka, et täitsa nagu niisugune Ülemise otsa tegu ja väga vinge selles mõttes. Ma nagu, nii palju kui mina kursis olen, meil on vist keegi noor talent, Ja kes teeb asju. ma arvan, et sa vihjad Enelile. Võimalik, jah. Ma nagu väga kursist nagu täpselt nimedega ei ole, aga noh. Kui noor siis ta on? Eneli Jefimova ja ta ongi Kalev ujumiskooli ridades ja ta on 15. Vaat siin ongi see, et nagu ujumises on nagu, ma võin eksida, aga ma lihtsalt räägin, mis nagu mina olen nagu tähele pannud, mis mulle on nagu mulle jäänud, on see, et nagu on nagu ujumine, seda tehakse, aga nagu mingi aja tagant mingisugune nagu täht lendab välja, kes teeb mingid kõvasi tulemusi, et mingi talent, et kuidas seal nagu see on, et kas seal on see nagu tase pigem ühtlane või ongi nii, et keegi tuleb, et ta on nagu peaaegu üle teistest, teeb vägevaid numbreid, ujub, mis seal on täiskasvanud numbreid ka juba üle, ja mis selle nagu määrab, et kas see on nagu, kui palju seal on nagu rasket tööd, kindlasti on rasket tööd, on ju, aga kui palju seal on ka mingit talenti ja mis selle talendi määrab, mingi käte pikkus või ma ei kujuta ette, mis seal jalalava suurus. Ja. Eks olegi nagu miks erinevatest asjadest, et mäletan, et mul paps minu arust ütles, et on nagu andekus on nagu 3 sorti, et üks on nagu see, mis sul on nagu Jumala poolt antud, eks ju, et see sinu see keha siis öelda, eks ju. Järgmine asi on nagu töövõime. Et sa võid öelda töövõime / tervis tegelikult. Et et sa võid ju suruda ennast nagu mingi pooleks, aga kas see nüüd keha vastu peab, eks ju. Aleksiga siin just rääkisime, et ka mingi on, et oleks teinud võib-olla edasi siin jõudõstmist, eks ju. Väikest viisi nagu keha andis järgi, eks ju. Nojah, aga see andis ka nii lampi järgi, vaata. No just, aga vaat sa ei teagi, eks ju. Sa ei tea, kas lõpuks sa peadki neid, ütleme nii, et tippsport igal pool on nii, et sa mängid ju tegelikult kogu aeg piiri peal. Sest kui mul see keha nagu järgi hakkas andma, siis tegelikult ega ma ei pannud enam ju, see gaasipedaal ei olnud põhjas kaugeltki nagu. Et see oli siuke 50% võib-olla sellest koormusest ja lihtsalt järsku nagu see tervis hakkas nagu natuke alla minema. Kondid hakkasid olutamas või? No liigesed põhiliselt. Mul on mingi liigestega mingi teema. Et päris täpselt arstid ei oska öelda, mis see nagu on. See võib ka olla selline mingi geneetiline soodumus. Et... Jah. No samas isegi kui on terve mees on ja siis kui sa ikkagi seal, ma ei tea, võtad turjale 380 kilo ja see nagu tippsport ei olegi tervislik. Et nagu... Ja ega tegelikult ei olegi, ta ongi siuke ikkagi lõhutakse ära ka ennast. Et jah, et isegi kui sa oled raudse tervisega, siis ühel hetkel öeldakse, et liigestel on ka oma kuradi see kilometraas, et mõni peab lihtsalt 10 aastat kauem vastu ja kuidagi moodi. Vaata, mis näiteks härra Coleman on teinud. Jah. No see on nagu see jällegi, et niisugune, kuidas ma ütlen, füüsilised vigastused on tegelikult meil nagu väga palju meie spordialas, suht pehme spordiala ikkagi, eks ju, et meil kontakti on seal, põhimõtteliselt ei ole, et kui keegi kogemata paneb kellegi konna jalaga või mis iganes, eks. Põhimõtteliselt kontakti ei ole, et on pehme spordiala vees ujumine. Et meil nüüd räägitakse väga palju, võib-olla see on lihtsalt 21. sajand ka, aga on vaimne, kuidas on lihtsalt nagu sa põled läbi lihtsalt, et siin Michael Phelps, ma arvan, meil kõige suurem nagu nimekam, eks ju, et ta rääkis ka ikka väga aktuaalselt, kuidas ta nagu seal tuli, et kui sa oled saavutanud nagu kõik absurdsed, mis sa üldse saad saavutada, siis mõnes mõttes ükskõik, mis sa pärast seda oma elus teed, sa ei ole kunagi nagu nii hea, kui sa oled GOAT, eks ju, et sa oled nagu läbi aegade parim selles spordialas, et kuidas siis üldse nagu see high on sul juba ära elatud, et nagu, et kõik pärast seda tundub lihtsalt nagu saad aru, et tal oli see tipp oli nii tipp, et siis kõik allapoole, et väga suur depressioon ja siin on juba teised ka, kes on rääkinud ujumises, et just see mental side on nagu väga keeruline hiljem kuidagi sellega hakkama saada. Üks asi ongi see, et sa jõuad tippu, ajad taga enne, aga siis nagu seda tippu hoida, et see on nagu different ball game. On. Et on selline päris raske tõenäoliselt, jah. Aga mis need peamised, kui on füüsilisi vigastusi, mis need seal üldse olla saavad?
no meil ujumine on tegelikult viimase, ma ütleks, mingi 20 aastaga väga palju muutunud just selles mõttes, et on üldfüüsiline juurde tulnud, et vanasti olid head ujud olid pigem niisugused kõhnad, püsid hästi vee peal, aga nüüd on ikka just läinud, et saali osa on juurde tulnud, et sprinteritel kindlasti, lihtsalt suuremad, rohkem lihasmassi, kõik asjad, eks ju, tehnika nii sinna juurde. Isegi keskmaa ujujad nagu jõusaalis nagu ikka nüüd juba liigutame päris palju seda rauda. Jaa, see jõu asja nagu pealetulek või selle avastamine, see on vist siin meie maal natukene aega võtnud, sest et ma alati mõtlen, et no kui sa vaatki, kuidas USA's on, millised nagu need treeninghallid USA's on, sul on kurat mingi 20 kükipuuri, tõste põrandat rivis, on ju, vennad teevad mingid rinnale võtte, lammutavad, kõik on nagu olemas, aga noh, meil nagu selliseid saali on ikka väga vähe, et võib-olla siin ma ei tea, Spartas on niimoodi, et sul on mingi, meil on seal 10 tõste põrandat rivis, on ju, et seal tõesti saab teha, et käivad maadlejad tegemas, see Kristjan Tšehh käib tegemas seal, on ju, kes nüüd selle kettaheite võitis, ja maadlejad, tõstjad muidugi teevad ka ja osad vist, jaa, kergejõustiklased käivad ka tegemas, seda nagu maad avastatakse ja ma üks päev enda jaoks mõtlesin nagu, mis värk on, miks ei ole see, et ei ole tahtmist teha, ei ole infrat, ei ole loodud sellist asja. Kui sa vaatadki jõukse kuskil spordiklubides ka näiteks, nagu mitte fitnessklubides, kus nagu inimesed niisama käivad, vaid spordiklubides sul on spordisaal, on ju mingi pallisaal ja kuskil mingi jõuks kõrval, no siis need jõuksid on ka sellised, no et sul on nagu igat trenasööri üks ja siis kuskil nurgas on mingi heal juhul tõstapõrandu kükipuur, on ju, et sellega nagu on nagu raske hakkama saada. No, Tartus muidu see ülikooli spordihoone on küll selles mõttes, et seal on neid tõstepõrandaid nagu mingi 4 või 5 tükki äkki ja igal on see pukk ka ja surumispink ja noh. No, vaikselt tuleb. Aga seal on ammu olnud tegelikult minu arust. Ja seal see asi toimib ka ju, seal ikka tõstjad on ja jõutõstjad on ja teised teevad ka tõenäoliselt trenni. Seal, ja siis üleval korrussel, seal teisel korrussel on see, noh, ongi need trenasöörid ja asjad. Aga noh, see ongi vist sellepärast ka, et ikkagi see kerge jõustik on ju seal kohe kõrval ja siis nemad ka ju minu arust ikkagi kerge jõustiklased minust kogu aeg on kasutanud jõusaali. No vaata, neil on see loogilisem ka. Et tegelikult neil on see jõud ja plahatuslik on nagu ülitähtis. Tegelikult. Ja noh, kossuvennad käivad seal, aga noh, nüüd jah, ei saa öelda, et nüüd kõik käivad, sest seal on mingi teatud alad nagu, kes teevad seal. Suht kõik peaksid tegelikult. Et ma julgen öelda, et kõik peaksid, iseasi küsimus on see, kui palju. Isegi kui sa oled, ma ei tea, maletaja, kabetaja, tegelikult nii jõutreening kui aeroobne treening annavad sellele vaimsele väga palju kaasa. Huvitav fakt, kui sa lähed võtad selline näide, et sa võtad 1000 suvalist inimest valmiks on ja küsid nende käest, et kui palju teist teeb mingi nagu vaimselt jõhkrad rasket tööd. No, me võime oletada, mis see protsent võib olla. 10%, veidi vähem. Oleme nõus, et see on vähemus. Nüüd mine kuskile, noh, kas just rahvaspordiüritus või mingi maraton või poolmaraton, nagu mingi jooksuüritus on ja võta näiteks 1000 inimest sealt. Ja küsi, et kui paljud teist teevad nagu sellist jõhkrat nagu vaimset rasket tööd. See suhe on hoopis teine, väga palju inimesi on nagu tee sinna leidnud nagu, et nad tegelevad sellega. Vot. Aga tegelikult ühe ploki võiks nagu veel läbi võtta siin ringis, et see sama spordirood, mis meid iseloomustab, et me vahepeal siin juba natukene eksisime sinna ära, rääkisime sellest juttu, aga võib-olla käime nagu ringis läbi, et mis huvitavat meilt sinna nagu on meelde jäänud ja vahepeal võime teised nagu vahele ka susata, et kindlasti kõik mäletame seda päeva, kui me sinna alguses nagu läksime, mina tulin sinna päev hiljem ja nii edasi, et pluss veel, mis need kirkamad hetked võisid olla, et Alex, kui sa nagu praegu mõtled, et kuidas see asi sinu jaoks üldse hakkas ja tegelikult, mis me võime teha, nagu ma arvan, et huvitav on ka see, et see hetk, et kuidas sinna nagu saada oli, vaata. Et kas te kõik olite 100% kindlad, kindlasti sinna on minek ja kindlasti saame sinna ja kõik tuleb chill või oli sellist nagu, et me veel ei tea, et kas sa saad sinna rühma ja nii edasi, kus sul oli? Pigem oli küll jah seda, et kas saab või ei saa, et väike võimalus oli ka ikkagi, et lähen kuhugi mujale või noh, jäängi nii-öelda see, mis see oli see 8 ja 11 kuud või mis iganes see pikkus on, jah, peakski olema. Aga siis ikkagi jah, jõudõste liidu poolt need paberid said ikka
korda aetud seal või mingid taotlused, ma täpselt ei mäleta, kuidas see oli ja siis muidugi kõigil oli vist samamoodi äkki või, et alaliit pidi ka ikka nagu seal pidi võimlema ikka. midagi seal võimlema jah, et paberid saaks korda ja saaks nagu, et poisid saaksid spordirühma siis on ju. Et aga jah, mul jah, lõpuks ikkagi lahenes ja siis samamoodi ikkagi läksingi jah, sinna spordirühma, et selles suhtes läks isegi valutult jah. Okay. Et ja noh, tollal oligi plaan, et ikkagi 3 kuud, et saaks ruttu ära käia ja saaks nagu trenni edasi teha ja seda oma nagu sportlaskarjääri, aga tagantjärgi muidugi ma mõtlen, et oleks võinud isegi pikemaks jääda, aga see on jah. See aeg ei olnud, tollal ei olnud õige, aga ma ei tea, mulle nagu kokkuvõttes tegelikult meeldis Kaitsevägi. Üks asi, mis ma selle vahele pistaksin, on see, et ma ükspäev mõtlesin selle peale, et tegelikult milline see aeg oli nagu tegelikult oli äge, on ju, kogemus ikka värki, aga üks asi, mis väga eristab, on see, et meid kõik ühendab see, et me läksime sinna juba siis, kui mingid elud mingit moodi olid nagu veits paigas, vaata. Või sa olid juba mingid muid asju teinud, kes oli koolis juba, tegi mingeid asju, kes võib-olla, ma ei tea, töötas seal, kellel oli juba naine kuskil, mõnel vaata oli juba laps, eks ole, kuskil, et siis on nagu raske, kui sul on muid asju, mille nimel elada. Ülilihtne tegelikult oleks see, et võib-olla on soovitus ka, mille saab anda, et nagu, et nii kui sa gümnaasiumi lõpetad, esimene asi, mine käi ära, vaata. Pigem noorena ära käia juba, et see on kõvasti lihtsam, kui sa mingi oletame, et sul oli tüdruksõpra ka veel ei ole ja oled siuke lihtsalt mees on ju ja siis mine käi ära ja ongi saad hea kogemuse ja saad selle asja nagu ühele poole, aga kui sul on mingi 2 last ja hea töö juba nagu seal osadel oli minu arust, suht nagu 2 lapsega vist ei peagi enam minema. Aga võib-olla tõesti jah, aga seal osadel oli nagu see, et hästi palju ma mäletan oli seda, kellel oli vaata need girlfriend'i nii-öelda probleemid hakkasid seal tekkima. Mindi lahku ja mingi hull jama. See läks minust täitsa mööda või? Palju, ei, sõltub. Sinust vist läks, aga minul ka seda probleemi olnud. Mingi 2,5 kuuga on kohe niisugused nemad või? Ja seal ikka saime ju välja ka aeg-ajalt ju. Poisid seal nutsid ja olid jumala näost ära ja hädas. Keda jäeti seal maha ja siukest probleemi. Siis teispool aeda seal korraks tšau ütlema või midagi. No miks, kui sa saad käia kuskil, kus ei ole aeda kellegi teisega, aga siis on not meant to be, Ei, see absoluutselt. Ja mullegi oli analoogne case. Et see jäi silma mul nagu. Ja teine asi, mis välja tuua, on see, et mäletate seda, kas see oli mingi meditsiini, mingi õde või kes oli ka, vaata selline päris robustse nagu väljanägemisega tädi, vaata, sõnakas ka, jõhker selline. Ja siis nagu ma mäletan hästi, me olime kuskil üles rivistatud, esmaabi tegime ja siis nagu randomilt ta mingisugune teil on pruudid või? Mis te arvate, et nad ootavad teid ära või? See sama, kes ütles, et sipper tuleb lahti teha, kui me rännakul lähete või? Vist jah. Täitsa võimalik. Ta on motivatsiooni nagu siuke... See oli korralik jalgalune panni. Kõikidel tüüpidel nagu jalgalune hakkas värisema. Fuck! Õnneks mina läksin sellesse nii-öelda lahingusse teiega ja siis ei olnud mingit partnerit. Mul oli sama, et mul oli nagu selles mõttes lihtne, et ei olnud mingit muret kellegiga, mingi, ma ei tea, helistad nüüd õhtu ja mingi nutad seal telefoni. Meil on muidugi easy, et meil olid ju kõigil telefonid olemas, küll mitte nagu access nagu tänapäeval, et 24/7, aga see oli olemas. Aga öösel sai toksitud küll. No õnneks ei toksinud. See kõlas halvasti praegu. Telefon. et ma sain ka oma toksimised ära tehtud ja siis just selle Kaitseväe ajal, et ma hakkasin nagu suhtlema vapustava inimesega ja kes on mul 2 lapse ema ja kellega ma siiamaani õnnelikult koos elan. Sul oli eriti huvitav case, vaata, sa alles hakkasid nagu, olid nagu... See on jah, et selline, võib-olla see Kaitseväkke minek ka tõstis minu ja neid aktsiaid tema silmades. Ma saan kohe jätkuna rääkida, et mul on täna pulma aastapäev tegelikult. Palju õnne. 8 aastat. Võimas. Aga sul oli kõik chill juba. Meil oli, ütleme nii, me olime juba nagu sellest raskemast läbi tulnud, et ma tegelikult nii-öelda elukaaslasega või siis nüüd saab öelda nagu naisega juba keskkoolist koos, aga siis me läksime nagu mõlemad USA-sse, Ameerikasse õppima ujuma ja erinevatesse ülikoolidesse, et seal sai nagu niuke 4 aastat tehtud seda distance relationshipi, eks, vahemaa tagant.
see on ju palju raskem kui see, mis kaitses oli ju nalja. no just see paar kuud, see ei ole midagi, et see oli kaevastada, vaata, oota 3 kuud. Käime ära. me suutsime valida ka niimoodi, et täpselt üks läks Floridasse, teine läks Californiasse, et enam rohkem nagu kaugemad otsad Ameerikasse ei saa minna, eks ju. Ja aga noh, sealt, no tuimalt mitte kellelegi ei soovita, ärge tehke distance suudest, pigem olge leppi kokku, et olete sõbrad vahepeal ja kui elu lõpuks jõuab kuhugi sinna välja, siis jõuab, tuleb nii edasi, et need olid ikka rasked aastad, just selles mõttes, et suhet pandi mitu korda proovile, aga sealt edasi tulles juba oli nagu selles mõttes juba eluvalikud tehtud ja see oli põhimõtteliselt East Coast ja West Coast, jah. ja. Aga ei olnud nagu sellist nagu rivalry, või oli lihtsalt, et let's do it ja et läbi tule ja vee, et mul on hea meel, et saad selliseid, et oled siis jõudnud siiamaani. Sass, milline sinu story oli sinna pääsemisega? No oli ka seda jändamist, et ma tean, et praegu on see tingimused nagu karmistunud. Eksisteerib see üldse või? Iga aasta on mingi jutt, et nüüd läheb kinni, nüüd läheb kinni. Eksisteerib, et hetkel on ka SK Tapa ridadest on üks härra, noor poiss, siis on seal spordirühmas ja tol ajal oli eelduseks, et sa pead kuuluma juuniorite rahvuskoondisesse ja siis oli ka natuke sellist kirjutamist alaliidu poolt ja ma ei olnud ka päris kindel, kas see siis saab ikka või ei saa. Fucking närvikõdi on, jah. Et ma lootsin, sest ma teadsin ka seda, et ju kui ma sinna lähen, et seal on ikkagi spordimehed. Jah, et lisaks on see, et septembriks oled seal väljas juba, saad jätkata oma siis kas seda hooaega, nagu võib-olla tööd teha, aga just, et nagu kihtid kutitavad kokku, et see oli mul nagu lihtsalt kogemus saama. Kindlasti ma ei oleks nüüd mingid pisaraid valanud, kui see oleks kestnud 8 või 9 kuud või 11 kuud. No okei, eeldusel, et oleks sama punt, nagu me olime seal, sest see oli elu kõva. Aga nüüd on vist, et sellest juuniori koondised sellest tasemest ei piisa, nüüd sa pead olema vist juba täitsa rahvuskoondises, nagu meeste koondises ja mingid võib-olla lausa mingid tulemused, aga ma ei ole seda teemat uurinud. I'm just lucky, et sain nagu ära käia ja tookord meil oli ka seal ju igasuguseid tüüpe, minu arust meil oli isegi mingi maletaja. Laskja oli meil ka. Laskja, kui ma ei eks. Laskjat isegi. Aga see meie laskja, ta oli nii meeldis, et ta jäi ju täitsa nagu see oli mürk vist. Aga üks teine tüüp oli ka. See oli, ta oli veel meie tal oli vaata laps ka. Toas. Tal oli laps vaata ka. Kaasas või? Ei. Samal ajal. Ei, naine laps oli juba olemas, vaata. Ta oli ka laskja. Midagi ta tegi. Natuke selline ta oli mingi jahi, ma ei tea mingi jahivend. Midagi, aga oli. Ta oli ka lahe. Natukene see väikse pelliga. Kogukam blondi veaga noormees, et ta oli jahimees. Midagi meenub, jah. Too oli ja siis minu arust keegi oli ju ka jäähoki kohtunik ju täitsa. Jaa, Toivo Tilku. Ja tantsija oli ka Konstantin Korodilov. Kuule, aga see peab siiamaani hullu. Kas sammult vähe ei ole? Tal läheb vist päris hästi minu arust. Minu meelest meil need juhid, suured juhid, neil jäigi natuke selle, kui me õppisime seal õigesti seal nii-öelda sammu kõndima, eks ju. Neil jäi natukene seal puudu ja siis minu meelest Korodilju lõpuks toodi meil sinna rühma ette ja ta pani nagu sammu paiku. Oli küll, jah. Seal on ju, et nüüd saate hakkama, et kui saate hakkama, siis saate linnaloale nädalavahetus, kui ei saa, siis ei lähe keegi kuhugi, siis olid kõik kohe mehed ainult niimoodi. Aga seekord me vist ei läingi kuhugi. Ühe korra minu meelest oli meil cancel, kuna keegi, see oli maadleja poiss, kes kas näpuga näitad või? Ei olnud, maadleja poiss, kes maadleja poiss. Ta oli ta oli see tõstja. Loos. Jah, et minu meelest see kodanik tegi vist seda tubakat seal aga loos jäi ju kauemaks. Tema jäi kauemaks. See ei olnud rühmas. Ta proovis sinna saada, aga viimasel hetkel siis selles mõttes, et tänu tema sellistele vimkadele siis minu meelest selle suitsu tõmbamisega siis meile tõmmati nagu vesi peale. Seal oli üks asi veel. Ma isegi ei mäleta seda. Mäletan sellist, kuulajad, nüüd teate, et mehed teevad ikka lollused, on ja mingi case oli see, et kuskilt teisest rühmast, vaata kuskilt altkorruselt mingid vennad olid võtnud kondoomi selle vedelseepi täis nagu seda ma mäletan. Ja selle kuskile visanud ja mingi teema oli sellega ka. Teise kuhugi rühma visatud. Why though, on jah? See oli lihtsalt see why not või?
no jah, seal mingid poisid olid jumala leilis ja kes tegi. aga ma ei ütleks, et noh, selles mõttes, et ju siis võib-olla oli, mõnel oli igav, mina ei ütleks, et meil on küll lühikest aega seal, ma ei ütleks, et mul igav oli. minu meelest oli päris hea tempo kogu ei, aeg. igav kindlasti on. no see kõik vaba aeg, mina ei mänginud, aga kõik vaba aeg oli see Heroes 3 lasti seal toas, vaata. Hot seat'i tehti. Ei olnud, sina olid ka, minu arust mängisid, no meil oli seal toas, oli nagu, see on meie toas. Ei olnud, meil oli seal nagu läppar, vaata, oli lahti ja mingi vennad päid Heroes 3 oma vahel seal mängisid nii-öelda. Okei, ei, see jooksis must mööda, et no, ma ütlen, meil oli... See sai ainult nädalavahetusele ju nii palju muidu vaba aega küll ei olnud. Ei, päeva sees. Me ikka olime selle vaba aeg oli ka ju, tegime oma asjad ära ja no siis õhtul enne AK-d vist, no me käisime treenis muidugi. Need privileegid muidugi ka, et noh, ikkagi me läksime ju õhtul välja sealt nagu. Käisime ju seal... Kuule, ärme üldse räägi, praegu on ju hoopis lõdva. Minu meelest nad saavad juba esimene nädalavahetus juba saavad linna. Saavadki koju. Ja nüüd võrdle seda... Siis minu meelest ikka esimesed 3 nädalat meil läinud. Me ei saanud, jah. Siis oli sees, eks. Okei, no see jällegi, see on kohe kahvatub, kui me ütleme, et meie isad näiteks. No loomulikult. Siis, aga noh, see on nagu iga järgmine generatsioon, et oi, mäletad neid aegu korra. Hommikul teed trenni, siis on see programm on ju, vahva, hea, noh. Koolitunnid, mõnus, siis õhtul sa lähed uuesti trenni. 6-7 linna peale trenni. Teed väikse võib-olla ujumisringi, väikse mullivanni. Lähed eraldi sööma pärast. Kuna süüa ei saanud normaalselt, vähemalt mina ei saanud. Jah. Aga meil oli söögid jäetud, vaata. Me saime rahus süüa, vaata, seal lõpus. Tulime trennist tagasi, teised vist koristid. Aga no, teistel oli ju rivistus, kui meie tulime. Jaa, ei me pidime pärast rivistust vist tulema, me ei tohtinud nende näha. Segada ei tohtinud. Ja. Aga samas me olimegi enne teisi üleval ka. Ja olime küll, jah. Aga see oli nagu see... Vabatahtlikult. Ja, poole kohaga vabatahtlikult. See oli ikkagi see ka, et kõrvad, ma olen nagu spordirooduse nagu... Ma ikka pean minema, vaata, et nagu ma ei jää siia... Kõik, kui palju sa ei taht sinna minna, siis selline võib-olla tekkis see tunne, et kui ma nüüd ei lähe, mida need mehed minust arvavad. Jaa, ma ei tahtnud nagu olla disappointment. Tiimivärk toimib, noh. Veits ei olnud valikut, vaata. Me käisime, kas me käisime iga hommiku vist ikkagi... Kell 6 minu meelest oli. Käisime võimlemas ja siis käisime seal... Said valida põhimõtteliselt, oli minu meelest 3 erinevat gruppi või? Alguses jooksime vist kõik koos, jah? See jooks ei olnud nagu iga päev ka, et võib-olla vahest me läksime otse nagu sinuga seal neid sellist ringtreeningut tegema. Jah, sest alguses ju vaata jõusaali lastud ka ju mingid nädalad minu arvates. Ja siis me tegime seal õues oma keha rasvus. Jaa, alguses mingi aeg oli, jah. Mis saaliga oligi mingi teema, et eelmine grupp oli seal kuidagi moodi ära kasutanud seda halvasti, et läksid sinna magama või mingi nükke. Jah, oli küll, jah. Et seal kaamerat ei olnud, et kui teid läksid lihtsalt ühest voodist täis. Mingi aeg meid ikkagi lasti sinna trenni ja siis me saime nagu... Loeti sõnad peale veel. Mina käisin seal ainult ühe korra millegi pärast, sest siis juba me saime vist käia väljas tegemas. Ma käisin ikka päris palju. Ma mäletan ka, et ma ikka see väike, seal oli väike jõusaal. Aga mina ikkagi mäletan, kõik trennid tegin ikkagi väljas. Mäletan seal... Hommiku küll, jah. Poisid panid Kalevspaasse ja mina läksin taha Revalisse 45 minuti aega, 10 korda 10 kükk ja seereid kohe tagasi. Sina vist tegid jah väljas rohkem, on ju? Ikkagi, jah. Et ikkagi tegin... Ütlen ausalt, jõusaali ma ei jõudnud kordagi väljaspool neid seinu, aga nii palju mul seda distsipliini oli, et ma ikka panin mingi eesmärgi vaika, et ma ujun mingi teatud arv ringe või siis mingi meetrites, no mis iganes, et ma ikka ujusin, et ma sain selle ujumistreeningu mingis mõttes. Ja hiljem ma mäletan, see aitas tublisti kaasa, no lisaks ka kõik muus aktiivsus, mis me tegime. Aga siis, kui pärast seal september-oktoober oli see hooaeg hakkas käima, et ma tundsin, et platsil on päris kerge olla. Endal oli kohe päris hea olla. Mulle meeldis see, et olidki nagu oma spordialade tipud koos, eks ju, ja siis saidki kuradi jõumehega panna seal vaata, mis see tegelikult see kükk on, eks ju, et kuhu on inimvõimed vaata, eks ju, et nagu avardub natuke pilt. Siis saime vahepeal lükkasime ju seal, sai võrkpalli mängitud, võrkpalluritega, saad muidu mängid mingi lihtsalt nagu head, ikka on mingid oskused. Ja siis tulevad need võrkpallurid ja need ikka, see serv ja see löök on seal vähe teistmoodi ja samamoodi täpselt korvpalli ka, et korvpalli sai ka korvpalliga oli koondislastega mängitud. Et... Meil oli võrgumängijaid seal. Ja. Oli küll vist. Ja, meil on praegu minust üks, mis oli pika venna. Rannar on üks, aga teine, kas see oli see kõige pikem kott? Tema on minust praegu koondises. Ja oota, mis see teine võrkpallur oli ka? Leopard. Ja, just.
nendega ja korvpalluritest oli meil, sul Peterson. on nii hästi nimed meelest. Peterson ja siis No kes see kolmese kutt oli? Ta mingis Evart. ta mingi 3-3 Jaa. mängis, vaata. Need tuli isegi Kristjan mingi Evart. hästi palju. Kristjan Evart, jah, ta käis seal seda street koossu päris kõva tulemusega ja siis Robbie Peterson, Yeah. et see ka. Et noh, et just see, et sa saidki nagu kõike maitstavaid ja et noh, et kõrvat inimene on vägev loom ja võimeline nagu tegema nii kõrgel tasemel ikka just erinevaid asju. sul vist ei olnud küsimust sinna saamisega? Mul oli pigem ajastamise küsimus, et millal siis teha nagu, et millal on nagu hea mõte, kas minna talvel, suvel, mis aastal, kuidas see kõik välja mängiks, aga lõpuks meil nagu kuidagi isaga otsustasime ära, et läheb kohe, teeb ära, pum, ja siis nagu kuidagi ongi vaat see, nagu see kohusetunne või see ka, et nagu riigi ees. Ma ütlen, selles mõttes on nagu naljakas praegu mängida, praegu inimesed nagu mõtlevad, kurat, äkki läheks vabatahtlikus vormis, et õpiks natuke neid oskusi. Et selles mõttes on nagu ju päris äge, et me saime 2,5 kuuga nagu ikka just nagu ma ütlen, et ma ei mäleta, et nüüd ma ei tea, kas ma nüüd paneks ise praegu seda AK-d tuimalt lahti ja kokku, eks ju. Khalil, Ma olen nüüd kes teeks selle praegu ära, aga ma arvan, Sarr. et kui õpiks, tuletaks meelde, tuleks nagu päris kiiresti, nagu jalgrattasõit, eks ju, et mingi, tuleks kohe tagasi, et selles mõttes on ju äge, et arvestades siin ma ei tea, poliitilist olukorda maailmas, et keegi teist õppustel on käinud nüüd või? Mina olen käinud 2 korda, on kutsutud mind juba. Ei ole. 2019 käisin, oli 4 päeva ja nüüd kõige viimasem see kevad oli 2 nädalat oli. Ei teagi, mille järgi metsas. see toimib. Ei olnud, me olime need Loosi spordipoisid olid ju need, me olime see staabikaitse ju. yeah. Praegu ma olin ka staabikaitse nii-öelda. mis nad paid siis mingi arvuti taha? Ei, no lihtsalt olid seal relvaga nii-öelda see Vedasid liini või? Rull selga ja let's go. ja see liini vedamine veel. Sest kõige lõpus meil oli see häiregrupp ju. Yeah. Jah, põhimõtteliselt see häiregrupi vend Aha, seal. et Kui sa vaja valmis. kaitsta seda staapis, sa jooksed kohe nagu Ja. kaitsma nagu. Siis karjusid nagu valang. Et me olime salasõna või? Kurat, salasõna meelest ära läheb, see on pekkis ka. jah, me olime võib vist ikka võib öelda no. Ämaris olime enamus ühest Ahah. Ja, ei, 2 nädalat, et alguses olime kuskil välja peal paar päeva olime telkides, seal saime ka mingeid tunde nii-öelda asju ja siis varustus ja kõik see, siis oli mingi selle strateegilise kommunikatsiooni keskuse, selle staabiga olime seal Ämaris nagu. Alguses pidime olema kuskil mujal, aga siis olime seal lennuväebaasis ja noh, ma ütleks, et suht lebaõppus oli selles mõttes, et ikkagi me said kasarmus ikkagi magada ja sööklas söömas käia ja Õppus. trennis käia ja õppus ei ole sama nagu SBK. Ei ole, seal seal ikka on- normaalsem suhtumine. ja seal ikkagi umbes, et tänksed tulid, sellise suhtumisega pigem. Jah, et seal ei ole nagu see, et mingi nagu seal noortel on see, et ikka jah, vahest täie rauaga vaata. No see SBK on ka vist nagu teadlikult tehtud nagu, et arvatakse või oletatakse, et sinna tulevad nagu niisugused noored nolgid, eks ju, kellel nagu distsipliin ja kõik on puudu, et nüüd me hakkame, teeme teist mehed, vaata. seal oligi see, et umbes spordimehed, come on, vaata, et see, et sa sinna saaksid üldse, saavutused on olemas, no kurat, nendel meestel on distsipliin ja meil oli seda distsipliini, siis ongi see, et kui sa oled nagu selline suht nagu distsiplineeritud, juba treenitud vend, ikkagi asjalik vend ja siis nagu järsku mingi sõp, vaata nagu, siis nagu saad vastu ka nagu what? Mis see on? Why though? Mis see? Ja. Ei no meil lõpurännak oli ka ja öeldi kohe, et kuule, me teeme teile korralikku, et te olete spordimehed siin, et saate hakkama. No oli täisvarustus 63 kilti, et nagu korralik tegelikult. Aga jällegi, kuna see oli see miks, vaata, ei olnud nii, me saime siin pundi kokku ja let's go, et minu rühm, seal oli väike ka intsident, kus nagu oli nii üllatajaid kui siis nii-öelda anti-üllatajaid, et üks noor poiss, ma mäletan vist, oli Maarja Maiste, äkki mäletab, nägi välja selline pisem noormees, habras selline tundus, aga ta ilma ühegi piuksuta tõmbas selle viimase rännaku täis varustuses ja jõudis meiega koos nagu finišisse, et see oli võimas. Ja siis teine härra, kes siis nagu terve tee nagu vingus, me mõtlesime, et okei, et võib-olla ongi... sellel härral oli varem ka probleeme olnud, eks siis me võtsime selle varustus ära, me nagu aitasime nii palju, kui saime ja siis lõpuks oligi vist täitsa pikali maas, oli see ülekuumene seal värises ja siis ma sõitsin taga sinna kiirabiautoga veel Tallinnasse. Aga ma ütleks, et
no see kõige viimane rännak ei olnud nii hull, aga ma ütleks, need esimesed rännakud olid nagu minu jaoks jube rasked kuidagi. Vaat seda ma mäletan, mul on Ma nii olin erksalt jumala meeles, mingi- kuidas sa seal higistasid. Ja ma olin nii ära koolend seal lõpus, kuidagi nii raske, ma ei tea, miks. see oli kiirrännak veel. See oli Jaa. vaata see, et nad tekitasid sellise olukorra, et vaata kõik spordivennad olid koos kiirrännakul ja vaata mingi teine grupp vaata vist pani meil ära, vaata, et hind oli see, et siis saate vaata välja. ja. Ja siis ma ei tea, ma olin mingi rännaku, ma olin ikka nii jumala seal tuikusin isegi vist, et Mäletan, see mass on lihtsalt nii jõhker. ja tollal ma olin raskem ka, ma olin mingi kõvasti Nõus. suurem ikka. Minu arust Raus oli siis, meenutas mulle seda Dwayne Johnsonit, vaata, ta otsa esine oli kogu aeg, lihtsalt nagu Insta kogu aeg see peipõli koos, lihtsalt märg, vaata. et see oli oma kivi oli meil. see kiirrännak, mäletangi, et noh, kuna vaata kõik me olime seal koos spordimehed, siis vaata me kalpsasimegi päris kiiresti läbi, vahepeal isegi mingit sörki tegime pulli pärast, nagu meil ei olnud varustust, vaata nagu. Can you do it? Ta oligi see, et davai, challenge see oli see metsalaagri ajal, oli see kiirrännak. Ja. See oli teine tema ma idee. mäletan nii hästi seda pilku, või seda vaatepilti, et nagu vaatasin selja taha, siis nagu Raus oli 100 meetrit meist maas, on ja siis ühel hetkel vend nagu viskus põlvili ja pani rusikat nagu maha nagu Halk või? ja nagu kurat küll, mis värk on, vaata. Aga ei, äge, lõpuks sai tehtud, noh. see oli jah, aga viimased rännakud, ma ei tea, see pikem rännak või see lõpurännak, mis oli see 63, et see ei tundunud üldse nii raske kuidagi. Ta ei olnud füüsiliselt. Nagu valmis selleks. Ja seal oligi seal oli täis varustus ja kõik ja noh. Miinid oli vaja ka tassi. See ongi see step by step, vaata, mille keha harjub, et algus ka ju lõksisid nagu täisvarustuse peale ja mis me tegime ühe ringi ümber kasarmu või mis värki me tegime ja kõik olid jumala sodid ja siis ma läksin veel ma ei tea, 300 meetrit kõik täitsa läbi. Läksin sinna jõusaali ja siis ma tegin veel sellist trenni, et võtsin selle juurde sangpommi, vaata, kaissu ja siis hakkasin selle treadmilli peal hakkasin nagu jooksma ja kõndima sellega. Jooksma sangpommiga. Ja tegin, võtsin sangpommi kaissu ja siis hakkasin nüüd jõudsime selleni, et miks sul need liigesed, vaata. et nagu seda, noh, samal ajal tassisin nagu raskust ka kaasas, et ma arvan, et see aitas. Aga lõpurännak selles mõttes ma mäletan see viimane veerand võib-olla, see läks nagu psühholoogiliselt vaata veits, et no kurat, et nagu et kõnnid ja millal see lõpp on, sest et siis kui sa nagu oled juba üle poole ära käinud, siis hakkad nagu seda lõppu anticipate'ima, vaata. Et no millal ta tuleb või veel ei tule, kas selle nurga taga on või ei ole selle see nurga kurv, taga. Ja neid kurve oli palju veel pärast. Aga seal oli väike sart oli ka minu meelest oli see, et kas sa nagu, kui kiiresti sa kohale jõuad, nii palju saad magada, eks ju. Et kui sul läheb kauem aega, seal oli väikse magamisega, eks ju. Et kui sa seal eksisid ära või mingid olid seal nagu, vahepeal olid mingi ülesanded ja värgid sarid ka ju, eks ju. Et kui sa jõudsid sinna magamiskohta nüüd hilja, siis sa põhimõtteliselt saanudki magada või said pool tundi või tund, eks ju. Kui läks hästi, siis said nagu normaalselt magada, eks. Meid aitas see, et me omavahel meil oli see keemia, vaata. Me rebisimegi seal kildu ja natuke paroodiat tegime seal, üksteisele teatrit tegime, vaata. Ma hästi ei mäleta, kellega... Ma ei mäleta ka neid gruppe. Kellega me nagu olime seal. Me olime kellega koos ka siit või? Üldse. Sest need jaod olid ikkagi... 12 oli äkki seal grupis. Jah, me ei olnud kõik koos, vaata. No ma mäletan, et sinuga ma vist olin koos, Kaju oli, vaata. Mingi tants oli küll metsa sees, ma seda mäletan, aga... Aga ma ei mäleta. Ja ma ei olnud jah teiega. Sa olid sellest 3. teisest vist ja ma olin 1. minul oli see... Sul oli natuke, jah. Meil ei olnud ühtegi sellist mul oli no okei, jah, selles mõttes, aga mul oli siis Kossupoisid, on ju, Evart, Peterson, siis olid ujujad, Filippov oli, siis oli Vadim Romanov, oli Tilku, et nagu väga fun guys, vaata. Ja noh, Provorkov. Oli. Hästi mäletan, läksime sinna õhtusöögile, vaata, pärast kõik tulime kokku, siis mingi magus toitus see laiene šokolaad, vaata, siis mingi tüüp Leon, davai! See oli pull vend, ma teda veel mõnikord pärast nägin ja sama Viimsis, ta tegi seal mingi trenne. Ja seal Tallinkis, Lasnamäel vist tegi ka. Ikka toimetas, läks fitness-treeneriks ära vist. No õnneks ka see sotsiaalmeedia nagu aitab, et sa enne ütlesid, et me pole ennast teineteist nagu näost näkku väga mitu aastat näinud, et see sotsiaalmeedia on see väike siuke võluvits, mis saad nagu luurata, jah? No otseselt ei luura, aga lihtsalt ta aitabki, et noh, kui sedagi, et saadki nagu, ma ei tea, väikse mingi kommentaari panna või mine like'i, et sa näedki, et ta läheb hästi. Sa ei pane kommentaare, sa paned gif ainult. Ma olen gif master, jah. Nii, aga võib-olla
meil saab varsti 2 tundi siin juba täis vuratud, väga hästi jutt on jooksnud. Nagu võib-olla selle sama aja iseloomustuseks, kas te nagu suudate peast praegu mingisuguse momendi leida, mis oli kõige selline säravam või kirkam või me oleme need kõik juba siin nagu välja paisanud või? Kui sa mõtled, mis sul võis olla näiteks? kõige säravam või? Minu aega, mis on mainimisväärt või meenutamisväärt niisugune? Ma ei tea, neid momente oli kindlasti palju, et ma ei oskagi nagu... Mul on see meeles, et Aljand ütles mulle, et ära pooleli jäta. Okay. Oli mingi teema oli meil kunagi. Rääkisime seal, et mina rääkisin, ma tahan ära lõpetada ja ma ei viitsi enam ja siis tema rääkis, et ei. Oota, mis asja ära lõpetada? No jõutõstmist vaata. Üldse. Ja siis ta tuli su juurde, võttis su peast kinni, surus te laubad kokku. Paar medalit veel ikka, vaata. Ja. No tegelikult noor poiss oli ju, mis... Ja, et see võib-olla, jah, näiteks. Võiks välja tuua. Sass sul on midagi? Reeglina ma ei ole nagu sõnadega kitsi, aga pigem pean olema nagu Rausiga samas paadis, et neid hetki on nagu palju, ma kirjeldaski seda esimest päeva ja siis mingit neid esimesi ööbimisi ja siis kuidas me käisime seal poes mingit vorstilatte ostmas ja mingit proteiinipulbreid selleks, et ja käisime seal WC-s neid miksimas veega, et kõht oleks nagu täis ja siis see, kuidas see minule siis võib-olla tollal ei sobinud see vadakuvalgu pulber, et siis ta tekitas igast probleeme kõhus, aga vahet ei ole, peaasi, et kõht oleks täis. Ja kõik need viimased päevad, kus me juba siis lõpetasime rännaku, aga me ikka pidime vist mingi nädalake või sees olema, kus me juba vaatasime mingi filme, sa lihtsalt nagu chillisime ja kõik need spaades käigud või trennis käigud. See tuli hästi praegu. Ei, Kalev spa. Mul ongi trenn spaas. Kalev spa. All good. Et kõik need ja siis need samad mõned siuksed mingid õpetussõnad ja siis sa vaatasid alt üles mingi Islandile ja siis sinuga oli nii fun ja sina oled seal suurim naljanina, et see siiamaani meeles, et sina ja siis Ott Varik, Viljandist. Jah, see oli hea tuua. Et võiksid nagu stand-upi teha kahekesi, et see oli päris kiift. Et Rausiga seda fun'i ja siis kuidas ta oma selle massiga võttis kaisu, mõtlesin, kui ma olen puruks. Et kogu see kupatus on, et kogu see kõik need 2,5-3 kuud, et see jääb nagu väga erev mälestus, ma võtan selle lihtsalt kokku, et see oli mega, et ma käisin. Seal oli palju asju, jah, minu arust, mis oli nagu fun, et Martis, sul oli midagi? No ma juba ennist mainisin ka, et mulle nagu räigelt meeldis, et kuidas ongi lihtsalt nii erinevatest valdkondadest, üldse eluvaldkondadest, aga just nagu spordis, eks spordiinimesed oleme, et kuidas nagu kõik tegijad on kokku ja igaüks on nagu oma moodi ja igaüks on tegelikult ju nagu mõnes mõttes on nagu omad mõtted ja omad elud, aga samas me oleme visatud sinna kõik kokku, eks ju. Et spordirahvas on nagu hullult äge rahvas, et ma selles mõttes nagu nautisin täiega kõik need kuradi vertigod ja see pask vasakule, aga muidu üliäge oli, mulle väga meeldis. Mingi teema oli magamisega kogu aeg, kõik nokkisid alati, vaba moment, vaata voodist tohtinud olla, aga vaata nokkisid ja siis kui mingi loeng oli ka või mingi asi, siis ka mõni vend nokkis, vaata, et eriti meie ka, vaata. Seal oli pigem see, et see tekkis sul me saime ju nagu 3 korda päevas neid süüa. Et ma ei tea, kuidas teil hetkel on, et võib-olla mõned söövad ju siin väiksed toidukorrad 5 korda päevas ja mõned teevad mingi seda intermittent fasting, et sul on ainult väike aken selle söömiseks ja paned ühe korra mingi suured kalorid. Nagu whatever the case, ma mäletan, et need tunnid, mis meil olid, et kõige paremini jääb just nagu Marti meelde, et sõime kõhud täis lõunal, mingid räiged portsud ja siis lihtsalt vaatad kõrvale, endal on nagu zombi ja siis vaatad kõrval, see vend lihtsalt laseb sealt niipidi ja naapidi ja siis on nagu... Ma ei kesta. Ma mäletan... Mul on vaja magada mees. See oli väga kõva. Mul tuli üks seik meelde. See praegu, me olime kuskil metsas, kuskil künka peal. Ma vist tean, millest et lihtsalt olime seal, vaata, istume, siis meie see rühma ülem oli ja oli rühma vanem. Meie rühma vanem siis vist, see noorem härra, normleitnant, et räägib seal seda mingit asja meile, kõik vaikused kuulavad, vaata, järsku kuskilt tagant mingi raus kustus ära, vaata, mingi jõhker traktor hakkas tööle ja siis mingi tüüp mehed, häire. Ja siis kõik pidid oma aukudesse, vaata, kohe hüppama jooksma, vaata, kurat raus. Aga minu arust seal oligi see moment, kus terve rühm vist minu arust jäigi nokkima.
kui ma ei eksi. seal mingi paar venda jäid vist üles, aga enamus oli ikkagi, ma mäletan kas ei olnud just mitte see, kas ei olnud see Lipnik veel metsas või? Kas see oli metsas või? see oli metsas, jah. See oli metsas, minu arust oli see Lipnik toodi rääkima. Täitsa Mingi niuke värk ja see oli nii igav jutt lihtsalt ja see oli nagu võimatu üle alla. Kõik nokkisid selle, minu arust mingi hetk, kui ma ei eksi, siis minu arust kõik nagu peaaegu kõik jäid magama ja see oligi see häire teema. See hea trikk oli see, vaata, et isegi klassiruumis hakkasid vaikselt teama see, et nii, see härra tõuseb nüüd püsti. Siis oli küll, noh. See oli püsti, eks ju. Kuigi no see püsti seismisega, et meil oli ju mingi nädal, kus metsas, kus saime nagu väga vähe und. See oli karm ikka. Ja midagi sellist. Siis ma mäletan, pidid siis nagu vahetustega seda nagu piiri nagu valvama perimeetrit. Ja siis seal ikka vahepeal nagu oli nii läbi, et lihtsalt nagu kuidagi nagu vajusid ühe põlle peale, umbes nagu naise kätt paluma ja siis lihtsalt nagu vajusid ära ja mingi minut aega, siis tõusid püsti lähed edasi. Aga Siim, siis kui sa ütlesid künka peal, need 2 sõna, siis mul tuli küll meelde üks seik, mis oli väga lõbus, ma ei tea, kas teil on meeles, kuna metsas, vaatamata sellele, et sa oled metsas ja oma igapäevase elu siis mugavustest nagu väljas, no isegi kasarmu mugavustest, siis nagu isiklik hügieen on oluline. Meil olid need katelokid, vaata, kus me lükkasime need, kus me toitu teeme, kallasime sinna vett, ma ei tea, kas me saime kuskil seda sooja vett ka. Ma ei viitsinud üldse süüa, ma sain ainult batoone. Sa pididki keetma vist, eks ju? Pidigi keetma, tegid selle lõkke, see protseduur ma täpselt ei mäleta, aga ma tean, et see oli siuke bonding experience küll, et seda võib nagu, ma ei tahaks seda uuesti praktiseerida, aga see võib nagu, toob lähemale need metsavennad. Et me olime seal künka peal, paljastasime oma need parimad palad altpoolt, vööst allpool ja siis katelokis nagu loputasime seal mitmekesi oma siis munandeid. Et see visuaalne pilt... See ei olnud sama, see on ju igaüks oma katelokis. Igaüks oma katelokis, aga see visuaalne pilt, kuidas 10 venda seisab ja nagu lappab seda sealt 10 minti või? 10 venda. 10 venda. Et see oli nagu absurdselt humoorikas. Keedu muna. Jah. No hügieen on oluline. See oli jah vahva. Ei, väga vahva. Ma mäletan seda päeva, kui me olime selle nädalase valve ära. Ja siis teisele nad said nagu puhkenädalaks koju võtta. Ja. Ja siis see päev, kui nad tulid tagasi, me läksime ise nädalaks ajaks ära. Tagasi tulime juba vist tsiviiliriietes. Andsime asjad ära, saime viimase söögikorra seal. Ja siis, kui me ära läksime, siis ma nägin nagu seda hingevalu teiste vendade silmis, kui me ära jalutasime. Need, kes kauemaks jäid, eks? Mõnel oli ikka valus seda näha. Kibestumus. See on jah, et see nagu, ma saan aru, et meil oli hea, paljud tõenäoliselt tundsid, et nagu ebavõrdne värk, aga oli nagu ma arvan, et see on ikkagi hetkes, et kui sa küsid täna temalt, et kuule, mis sa nendest vendast arvad, ma arvan, et neil on need, kes jäid kauemaks, nendel on need enda vinged mälestused ja emotsioonid. Jaa, nende pluss on see, et nad said neid mälestusi palju kauem, vaata. Hetkes küll, aga minu arust, kui siuke võimalus oli loodud ja ei ole patt kasutada. Parimad sportlased said või nii-öelda heade tulemustega sportlased, miks mitte? Jah, ma hästi mäletan, et mina olin ka koondises, kui ma sinna läksin, olin Euroopas 7. saanud ja tegin selle asja läbi ja pärast sain 5. Et sealt kõrgemale ei läinud, aga see aeg nagu võimaldas mul ikkagi ühe paugu veel teha, see võistluse ja seal see nagu sain ikkagi finaali, et seal on 6 venda saavad finaali, et finaali kohta kas või saamine oli selline äge. Jah. Kui sa saad 6 sekka suurvõistlusel kulturismis, siis see on ju ikkagi see on ju hea, hea sõna ikka. Sa saad mingi asja kaasa, ei saa lihtsalt, thanks, et maksa 3 sotti osalustasu, et siin on sulle see hästi populaarne, see certificate of participation. Opa. Aga ei, ma sain ikka karikaga ikka 5 koht finaalil, see oli äge. No nii mehed, väga palju oleme ära rääkinud, see oli vist kõige elavam osa üldse, ma arvan, seda on lõpuosa. Ei, see on lõpuosa, aga see oli huvitav osa, see oli äge, nagu selline idee tuli pähe, et tavai teeme ära vaata ja tegimegi ära. Natuke võib-olla et sellised teised, võib-olla natuke teised tuuled, kui tüüpilisi neid sinu neid etteasteid, siis siin oli natuke võib-olla vabam. See vaba ongi hea. Mulle väga meeldis, et me saime kõik need, eks ma ikka aeg-ajalt meenutan neid seiku ka olles kodus üksi näiteks või seal elukaaslasega rääkides midagi, lihtsalt meenutan neid aegu. Aga praegu kõik see nagu üles kaevata oli nagu väga mõnus, et kindlasti
kindlasti võiks mõelda ka selle peale, et võib-olla see mingi suurem punt, kui ainult meie 4 just kokku ajada, jah. mul juba, ma ütlesin jah, juba seepärast, et ma vaatasin, et teised vennad tulevad ka, et siis on nagu äge, Mingit et sorti hea põhjus aktiivne tänud puhkus. sulle, et teed niisugust värki, et äkki lähmegi terve pundiga seda Tema trennikõne laivi või? vehklemist tegema. ei, see ongi, et loodame, et teised vennad kuulevad seda praegu, et ja siis äkki see midagi spargib, vaata. Aga seoses jah, et see et nagu tagasi meenutamine, ma isegi mõned korrad olen selle aja jooksul selle Facebooki grupi üles otsinud Jaa. ja see neid pilte sealt vaadanud. see on täitsa olemas meil ju. Ja see on olemas Jah. ja nii, aga lõpetuseks nüüd on küsimus, kes teist oskab selle vastata. Selle grupi nimi on Siko 2, Sidekompani 2, Jah, kapteni näpuluu. õige. Jaa. Et kus see tuli? Kust tuli kapteni näpuluu? Tuli või? Mul pole aimu. Sina panid selle vist selle näpuluu nimeks ka? Jaa, oli jah Mis vist. värk sellega oli? No siis on ju Sellega, teada, see on sellest, no see Jan Uuspõllu, see mingi stand-up oli kunagi, see oli siuke saade nagu Viivalas Vegas. Vegas. oli jah. See oli hull See oli saade. lege seal oli nagu mingi hullu nalja tegi seal, sealt ma võtsingi selle nagu. Jah, no näed, olemas. näpuluu. Ja. Selle peab jah. See on nagu Slava käsi, vaata. Tundmatu sõduri haud ja kapteni näpuluu ja mis seal kõik oli. Sealt. Seletus olemas. Siiamaani. Jah. No siis mis ma ütlen lõpetuseks, et Mõistatus on nagu lahendatud, et aitäh, et tulite aitäh kutsumast. ja elagu kapteni näpuluu. Just, Elagu. kapteni näpuluu, jah.